vaatan ikka neid highlight'e nagu noored ikka vaata. Võrkpalli ma mängin sellepärast, et ma armastan seda ala. Ja et meie võit, siis toimus mingi siuke tema päeva, ütleme, positiivsus sõltub sellest, kes öösel on LeBron Jamesi võistkond võitnud või mitte. Me kõik teised olid Roomas, me olime Viinis. kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Uus hooaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba Kusti ja Mart, nende viled ja tuled. Tere tulemast, head kuulajad, Rannavolle saade Kõrvuni liivas on taas eetris. Kevad on kätte jõudnud, märtsikuu, päike paistab väljas ja eetrisse läheb meie saatesarja fantastiline 10. osa. Laos, me ei hoiatanud ette, plaksutama peab ka. See on nüüd tehtud 10. saade. Mart, Kusti, Urmas, te olete olnud siin pikal teekonnal kaasas. Kuidas tundub, kas emotsiooni jõudu veel jagub või hakkab juba kustuma see eetris olemise soov? Igal juhul jagub. Isegi juurde tund natuke. Ja mulle tundub, et alles esimesed väiksed sammud tehtud. Okei on, jah. Väga hea. Me läheme siit sujuvalt edasi ka meeste tutvustamiseni, kuigi nad juba sõna said. Esiteks mees, keda võib võrrelda Chuck Norrisega. Kui Chuck Norris ei tee väga palju kätekõverdusi, sest ta kardab, et ta lükkab planeedi maa paigast ära, siis Urmas ei tee palju kätekõverdusi, sest muidu ta oleks veel võimsam ja oskaks isegi tugevalt lüüa oma koksamise kõrvalt. Nii et tere, Urmas. Tervist. Teiseks mees, kes siis, kui ta oma kodus istub esimesel korrusel maha, vaatab teise korruse aknast välja. Nii pikk on see mees. Tere, Mart Tiisar. Tere, Karl. Kolmandaks mees, kelle tõttu ilmselt plaanitakse lähiajal juba rannavõrkpallimaailmas lisaks hanitamisele keelata ära ka koksamine, sest ta on nii osav. Tere, Kusti Nõlvak. Tere. Ja viimasena mees, kelle kohta võiks öelda sedasi, et ta on Mikasa maaletoojana toonud Laos nii palju palle ära, et tema eesnimi on ka juba Laos. Nii et Laos Lukas, tere ka sulle. Tervist. Ei taha midagi kohe öelda. Kust see eesnimi tuli? Minul vähe sõpru, kes on Laos. Lähme saatega edasi. Aga ausalt, see Laos on see Eestis populaarne nimi? Väga. Ütleme, meil oleme sellise Nilsi natukene vanema versiooni Nilsist saanud stuudiosse. Laos ma pean ära ka ütlema, et võib-olla kõik võrkpallisõbrad tegelikult seda teavad, aga ma panin ka kirja see kõik sinu ametid. Sa oled Eesti rannavolle meistrivõistluste pronks aastast 1995, rahvusvaheliste suurturniiride tehniline delegaat. Hakkaks parandama. No, aga parandame kohe. Hõbe on ikka ka olemas. Aga veel varasemast ajast. No vot, see oli sellest ajast, kui interneti veel ei olnud ja see tulemusi kuskil peale sinu pea ei ole. Mis aasta see oli? 91 või 2, ma arvan. No need. Karl, kas sina oled sündinud siis juba? 92. Pärast seda Laose hõbemedalit ma sündisingi. Vahetult. Tähistamiseks. Jaa. Euroopa Võrkpalliliidu rannavõrkpallikomisjoni liige, EVSA rannavõrkpalli osakonna üks ellukutsujaid oled sa, Eesti rannavolle toimkonna liige, Audentese spordigümnaasiumi rannavolle osakonna treener, Kuivanen Jürgensoni treener, noortekoondiste treener ja Mikasa siis maaletooja ka. Kas ma ütlesin kõik olulisi ära, millega sa oled rannavõrkpalliga seotud? No piisab ju. Piisab. Täiesti uskumatu ikka tegelikult mehed. Me mõtleme, kes meil täna stuudios on, et ei ole asja, millega Laos ei oleks Eesti rannavõrkpalli edendanud tegelikult. No okei, jah, ma olen turniire korraldanud ka. Siis, kui see asi algas, no sa väga hästi tead ju, oled ju korraldanud ka Valeri Maksimovi mälestusturniire ja Valeri Maksimov siis oma nii-öelda grupiga oli, kes alustas neid asju. Aga siis mingil hetkel, siis kui ka suur hulk Eesti mängijaid Soome ära läks ja mina siis Nõukogude armeest just olin ka tagasi tulnud, tahtsin ka mängida, siis esimesel või kahel aastal veel alguses oli veel, kes Valeri korraldusturniire, aga siis ühel hetkel just kui nagu, et kui ise mängida tahtsid, siis pidi ise ka korraldama. Tõtte tunne. Jah. No väga äge. Ma arvan, et oli ütleme nii, et see oli veel palju karmim kui praegu, kui sul, ma arvan. Sest et ma olen nõus, aga sellepärast, et hommikul 7 läksid randa, panid bännerid ja asjad kõik võrgud üles, mängisid turniiri ära, võtsid maha järgmisel hommikul täpselt samamoodi. Kas toona mängite 7 päeva nädalas turniire? Ei, no laupäev. No, ikkagi vähemalt ei olnud 7 päeva nädalas. Aga ei, väga tore oli. Väga tore oli. Meil on täna saate sissejuhatuses märgitud selline teema nagu väljas rannavõrkpalli mängimine. Meil, kui me saadet salvestame, on 12. märts.
millal teil on kõige varasem aeg, millal te olete rannavõrkpalli väljas mänginud? Eestis? Minu kord või? Jaa. Ma ei tea täpselt kuupäeva ja kellaaega, aga ma tean, et siis oli alles 4-5 kraadi sooja. +4 oli. +4. Ja siis me alustasime, sest et meil ei olnud kuskil mujal mängida. See oli siis, kui te koos hakkasite mängima 2015? Ilmselt jah, seal esimene teine aasta. See oli seal Tammsaare väljakutel. Yeah. Oli üks... see oli ikka väga külm. Ikka väga külm. 2 tundi trenni ja soojaks ei saa. Kas me siis otsustasime, et äkki ikka veel ei hakka pallitrennidega pihta, et natuke ikka ootame veel? Vist oli ja see jah. Aga on võimalik teha nii külmaga üldse või tegelikult ei olegi? No võimalik on ju jalutama minna ja selle ilmaga ja aga sellest palju abi nagu on teine küsimus. Mis see miinimum siis on? Urmas, sa ütle enda... No, ma arvan, et siuke märtsi algus, ma arvan, et me olemegi kunagi mänginud, et tuleb kohe meelde, et Rein Tiisaarega, Jaanus Kuller ja Andres Leismani vastu oli, ma ei tea, kas Pirita velodroomi juures olid mingisugused väljakud ja siis ma mäletan, kuidas me panime oma tavalised valged mingid Nike sokid jalga, sest neid spetsiaalselt susse ei olnud ja siis ikka plats oli lumest paljas, aga siis kui pidime palli järgi minema, siis pidi ikka üle lume vahepeal palli tooma, aga sai mängitud. Siuke mälestus on, ma ei mäleta, kas see oli aprill või oli see märts, aga igatahes lumehanged olid. Aga kas liiv on ju siis veel nii kõva, et see on see põhimure või? No eks ta natuke kõvem ikka on, aga natuke liigud seal ja siis ta läheb juba enam vähe. Mis see nüüd tänasel päeval, kui meil on rannahallid, mis see optimaalne aeg on, millal Eestis välja minna, kui soe peab olema? Mind huvitaks ikka, millal Laos on ka mänginud. Laos mängis aasta läbi, ma arvan. Tol ajal ju polnud üldse hall ega midagi. Jah, aga ei, ma arvan, et mis vahet seal on, et ega ma siis kui hall ei olnud, et siis on nagu justkui nagu peaks -10-ga mängima. No ja ikka. Tegelikult ju ei ole, eks, et ma arvan ka, et ma kindlasti mingisugune mai alguses, kus ka mingisugune 6-7 kraadiga, et võsule sõitsime mängima, et ega. Aga temperatuuri mõttes mängitakse ka ju lumevollet. Ega see üks õige ala ei ole, lepime selle kokku. Jah, et on veel arenguruumi seal elaval, jah. Aga millal siis tänapäeval minnakse välja, kui meil on rannahallid kõik toimumas? Mis see miinimum on? Sest väljas saad ikkagi tuule kätte, et see tuul on ju väga oluline element mängust ja kuigi võib-olla kraade nii palju ei ole, siis see tuul on oluline asi, mille tõttu ma eeldan ka teiesugused mehed, kes välismaal tahavad hästi mängida, tahavad võimalikult vara minna välja mängima. On see nii üldse? No eelmine aasta me ikkagi läksime väga hilja, ma mäletan. Seal olid valikus ikkagi tihti, et kas me lähme õue või teeme veel ülemistes sees ja ikkagi tihti valisime selle sisemise variandi, sest et lähed sinna, siis on ikkagi päike kütab, aga samas tuul on veel jahe kevadel. Variant mingi koht ära tõmmata või haigeks jääda võistlushooajal ei tundunud ahvatlev, siis tegime ikkagi pikalt sees, et pigem vastupidi. Selge. Minu rekord on, ma mäletan 10 kraadiga, ükskord koroona ajal mängisime Asko Esna oli ka pundis. Nii et selline mälestus oli ka külm, aga samas tuju oli treeni lõpus hea. Ma tean, Laos, et sul on täna kaasas meil sellised toredad, kuidas öelda, antiikesemed, me võiks juba nii öelda. Jah. Sa võtsid mõne mängu särgi vanast ajast kaasa, kas sa oled hea näitad meile neid? Need on nüüd, siis ma eeldan 1990-ndatest aastatest. Sealt tuleb kohe, vaata, mis su 90-ndatest küll, võtame, kuhu ma pean näitama seda. No võt sinna kaamera poole kuskile. See on nüüd selline võistlussärk maailma karikatapilt, kus me Ivo Järvalaga käisin mängu, see oli meie esimene etapp. Et aga on juhuslikult nagu see, nüüd, et see särk just nüüd järgi jäänud, et ega me kokku vist 3 või 4 etapil mängisime, väga palju ei mänginudki. Kuidas siis oli vanasti? Need toetajad ikkagi olid, et kõik peale pandud ja siis trükiti või õmmeldi kuidagi Eesti? Ja kui sa vaatad, see est on siia tegelikult, ega tegelikult see tehnoloogia on, ma arvan, üsna kaua olnud ka praegu hilisel ajalgi veel. See on lihtsalt selle kuidas öelda, kriikrauaga kuidagi peale pandud, et aga ega nad väga hästi ei püsinud ja muidugi see materjal on selline mõnus puuvill, aga ega siis ta vastavalt selline on ta ka nagu jäänud. Et. Kas seal oli nüüd peal see vana FIVB logo veel või? Jah, ma arvan, et esimene rannavõrkpalliga seotud logo, jah.
kui uhke tunne oli esimest korda MK-etapile minna ja selline särk saada? Kas see oli kuidagi eriline asi tol ajal ka või? No ma seda momenti nüüd küll ei mäleta. No ei, kindlasti oli, aga nüüd ka praegu mõeldes, et see särk nüüd, kas nüüd see nüüd on nagu see kõige rohkem, mis meeles on, et fakt ise, et sa käisid mängimas. Ja kuidas oli esimene turniir? Väga hea oli. Nii? No mis te naerate? No jube naer tuleb. No, aga esimene mäng oli brasiillaste vastu Guilherme Parra kvalifikatsioonis. Väga pikk mäng oli. Mingi esimese vooru, ma ütleks, üks kõige pikem mäng. Mingi 50 minutit. Te võite arvata, palju tulemus oli. Kas siis oli see vana punkti süsteem veel, jah? Ikka. Ja mitmeni mängite siis, kuidas see omal ajal oli? 15-ni, üks game. Üks game 15-ni, ainult oma servilt said siis punkti? Jah. 15 oli ühel. 50 minutit, no siis pidi olema ikkagi... kas seal... Ei, oma servist... Tiksuda tükk aega ilma punktidest. See tundub natuke konksukas, et 15-4. 15-1 ja 15-2. Üks game. Ei, no 15-14 siis. Ei või? Üks game. See on nii konksuga, ma ütlen 15-0. Kusti ütlesid või? Ei öelnud, 15-10. 3. Aga jah, et nagu ma ütlesin, et oli selle esimese vooru üks pikemaid mänge. Võitlesime nagu hullud, punkte ei saanud. No saite, aga eks ole ainult... Üllatav või mitte üllatav, aga fakt on nagu veel see, et see Brasiilia paar kvalifikatsioonist hakkas minema, sõid põhiturniirile ja jõudsid finaali välja. Ja finaalis kaotasid teid teiseks. Ja siis paar aastat hiljem olid maailmameistrid. Et Kas võib öelda siis nii, et ükskõik kus sa alustad, reeglina ikkagi see algus on väga raske, et me teeme Kusti Mardil, neil läks esimene hooaeg ei saanud ühtegi võitu, kui ma jätkuvalt õigesti mäletan. Ühtegi 50 minutist mängu ka ei saanud, see on kindel. No võt. Kas teil tuli ka lihtsamaid aegu, oli ka mingeid lihtsamaid turniire? No nagu ma ütlesin, et ega meil ju väga palju ei olnud ja ma ei saa öelda, et me üldse nagu nii professionaalselt kuidagi nagu kuidagi valmistusime nagu hooajaks, me pigem nagu vaatasimegi seda, et kui saaks mõnele turniirile minna, et peale seda järgmisel etapil, see oli Belgias, Ostendes. Sealt edasi kohe järgmisel nädalal oli Prantsusmaal, et siis me saime nagu ühe sõiduga 2 turniiri. Ja seal läks kuidas? No ikka, seal oli muide mängiti 2 miinusega. Et selles suhtes oli nagu kindlasti nagu parem, eks, et said ühe turniiriga vähemalt 2 mängu, mitte nii nagu praegu, aga siis me võitu ei saanud nendest mängudest. Kuidas toona üldse oli, kust Eestis see raha tuli, et minna välismaale mängima? Kõik tundus ju toona Lääne-Euroopas nii kallis? Tundus küll, jah. See sõit konkreetselt Aavo Keel ja Kaido Kreen võitlesid, see oli 95. aastal, võitlesid veel konkreetselt ka olümpiakohtade nimel, et nemad nagu käisid siis, ma ei tea, kas kõikidel või enamikel turniiridel, nendel oli see toetus kõik nagu olemas ja vist oli niimoodi, et nemad läksid lennukiga, siis me vist kas võistluste seal Belgias saime kokku ja siis Belgiast Prantsusmaale sealt sõitsime, me läksime autoga. Siis sealt läksime autoga Prantsusmaale ja siis sealt edasi viisime nad Frankfurdi lennujaama ja ise tulime autoga edasi. Aga kõik see oli tore, ega siis midagi ju halba ei olnud, ma arvan, et kui on tippspordi või seda nagu iganädalast ei jõua ju teha, aga muidu nagu ühekordse üritusena on nagu täitsa tore. Võta ole hea see teine särk välja, sul oli siin üks teine särk veel kaasas, see ma saan aru on nüüd kas kohalikult Eesti etapilt? Jah, see on Eesti rannavolle sarja ühelt etapilt, kui siit nüüd tagant vaadata, siis nimi ütleb Battery Grand Prix, ma nüüd jään vastuse võlgu, et mis aastatel see oli, ma arvan, et see Battery Grand Prix võis olla rohkem kui 1 aastal, ja siin on uhked reklaamid. Ja nooremad, kes võib-olla ei tea, kohv, see on siis ikkagi ilmselt oli toona kohvifirma, ega mis ta muu sai olla. Ja neid siis jagati igal turniiril osalejatele või see oli ainult mingisugune... Ei, ikka osalejatele ja nii nagu praegugi tegelikult ju, neid küll oli ainult ühes värvis, et tänapäeval vist on ikka meil rohkem värve või?
või on valik vähem. vist, ma tean, Võrus oli vist see aasta 1 värv, aga enamik teevad 2 värvi, et see nagu oleneb, kuidas sa ise soovid. Ja jällegi, puuvill, naturaalne. Kuidas sellega mängida oli? Mängida on okei, aga eks ta ju lõpuks väsib ära, jah. Aga ma küsin kohe see MKH-de juurde, et üks oli Belgias, üks oli Prantsusmaal ja ühel käisite veel, kus see oli? Moskvas. See oli mõned aastad hiljem. Ja seal ma arvan, et mängiti juba 1 miinusega. Ja siis, kui ma nüüd tagantjärgi veel eile vaatasin või neid tulemusi, siis tuleb välja, et nimetuse järgi mängisime ka ühel Challengeril, mis on nagu, nüüd on ta nagu nimetatud Challenger, ma küll ei pannud kokku, et ta oleks Challenger tookord olnud, et see oli Lausanne'is, mis oli ka iga-aastaselt, või mitte iga-aastaselt päris, aga ta oli selline rahvusvaheline turniir, seal oli väga palju tugevaid ka kohal, ka väga meeldejääv turniir, aga seal me saime võita, seal oli kvalifikatsioonist, võitsime oma alagrupi kõik ära, edasi läks vist 1 miinusega või igatahes see oli nagu kuidagi hästi palju mänge oli. Ivo, kes tegelikult on ju minu paariline, siis nagu ma ei tea, kes teab, sina ei tea, Karl muidugi, aga et väga nagu sellise füüsilises mõttes ka võimsa mootoriga, et tema ütles ka ühel hetkel, et kõik ei jaksa. Et oli nagu hästi palju mänge. Ja need kõik MK-d mängisid siis Ivo Järvalaga? Ja. Ole hea, ütle, mis veel toona oli siis teistmoodi kui tänapäeval? See oli 30 aastat tagasi orienteeruvalt, teil oli, eks ole, palju ikka, punktisüsteem oli teine, kas väljak oli siis ka veel suurem? Ja alustuseks oli küll, jah, oli. Mis veel oli erinev? 9x9 oli väljak, eks ole. Nüüd ma ei mäleta seda, et mingil hetkel oli ju lubatud täitsa anitamine ju. 9x9 väljakul. Jah, aga ma ei mäleta, millal see muutus tuli. Aga päris alguses oli kindlasti. Kas servi tähtsus oli siis suurem, kui see väljak oli suurem, et sul oli võimalus lüüa ja võimsad servi? Eks ma arvan, et kui sa võtad sama aja tagasi ka saalivõrkpallis, et see serv oli ju ka, kas ei löödud nii tugevalt või ei osatud või ei mõeldud või ei suudetud või eks see oli ju ajaga kaasas käivad asjad kõik. Kas ma võin juba küsida, on juba nagu laosi teemablokk, võime küsida julgelt? Sujuvalt läks väga hea, super. Kohe hakkas huvitama, et hästi palju, kui me oleme ise tuuril mänginud juba vanemate mängijatega, siis kiidetakse vanu aegu rohkem, et olid auhinnarahad suuremad, rohkem publikud, suuremad turniirid, et kui nagu vanad head ajad, et kuidas sulle tundub, kas on... No see on kahtepidi võib võtta, et muidugi, et nii nagu ikka, et muru on rohelisem, et selles mõttes nagu pole üldse küsimustki. Aga ratsionaalselt võttes ka absoluutselt nagu rannavõrkpalli kuldajad on selles mõttes kindlasti olid 20 aastat tagasi umbes. No kas nad tulevad tagasi veel, mis sa arvad? No ikka peab lootma ju. Aga miks need kuldajad ära kadusid? No ma arvan, et seal on nagu mitu põhjust, et üks põhjus kindlasti on see, et ma ei tea, mis tänapäeval sellised uued atraktiivsed spordialad on, mis on noored. No ma ei tea, diskgolf, võib-olla... Tota. Ma ei tea, mingisugused... Arvutimäng vist mõelda. Kokkuvõttes nagu see, et see rannavõrkpall tuli nagu väga nagu võimsalt nagu selles mõttes nagu ka rahvusvahelisse pilti, et ta oli uus, väga atraktiivne ja kõik või väga paljud sponsorid läbi selle spordiala siis nagu leidsid nagu sellise reklaamiväljundi. Aga nüüd on rannavõrkpall nagu selles mõttes nagu oma arengus jõudnud kuskile nagu sellisesse stabiilsesse arengujärku, et kus nagu sellist uuenduslikkust ju enam nii palju ei ole. Aga mis siis tähendab, kas tavainimesele, kes seda sporti vaatab, on ikkagi, ma ei tahaks nii öelda, aga kas liiga igav või arusaamatu olev, et kui ta tuli nii suurelt toetada, olid taga, kõik vaatasid, mingi põhjus peab olema, miks ta ei jäänud stabiilselt selliseks? Jah, ma ei oska öelda, et minu meelest olümpiamängude vaadatavust on ikkagi rannavõrkpall siiamaani ju ikkagi üks, ma ei tea, top 3 alasid. Et tribüünid, ütleme kõik mängud algusest lõpuni välja müüdud. Et selles mõttes on see, edu on nagu seal nagu olemas. Aga
aga võib-olla teine pool on nagu see ka jah, et või noh, see on nagu seotud, eks, et auhinnarahad, kui oli küsimus, noh, loomulikult auhinnarahad on nagu suhteliselt oluliselt väiksemad. Noh, ka Eesti mõttes või Eesti sarja koha pealt on see seis ju nagu sama nagu maailmas. Et noh, näiteks kui Pärnus toimus 2008 siiamaani siis ainuke ametlik rannavõrkpalli MK ehk siis Challenge või Challenger sarja või nagu kategooria turniir, kus auhinnafond oli $30,000. Noh, mõelge ise, palju see on siis 16 aastat tagasi, eks. $30,000. Ja täna siis sel suvel me teeme turniiri, mis on ka ametlik turniir, MK nagu egiidi all, auhinnafond on €5,000 ja 16 aastat on vahet seal. 5,000 per gender, ühe siis kokku 10,000. Ja. Et noh, et need numbrid on, see on puhas selline faktid, eks. Nii nukker see saate esimene osa. Mul oli tegelikult küsimus olemas ka sulle, et miks või kuidas Pärnus omal ajal siis populaarsus kasutati, kas see oli samamoodi, nagu ütled, maailmas, et oli uus ala, huvitas toetajaid, Pärnu rand ideaalne koht, kus teha ja see kuidagi iseenesest läks populaarseks ja see on arusaadav, et see ei jäänud kestma. Pärnu, et miks Pärnus edasi ei jätkunud enam või? Jah, et miks ütleme täna, kui me vaatame Pärnus etappe, mina ütlen see väike Kuuba kõrval, see eraldi Sportland Arena või kuidas seda nimetatakse, see on väga äge ja mulle tundub, et need paarid on toonud sinna ka inimesi tavavaatajaid juurde, aga ütleme, miks ikkagi täna peale ei vaata rannavõrkpalli inimesed rannas sedasi massidena? No ikkagi endiselt, et võib-olla ei ole nagu sellist uudsust enam, et on nagu tavaline neid ja on ka teised spordialad ju randa kolinud. Ranna jalgpalli tol hetkel ju kindlasti ei olnud. Ranna käsipalli, küll Eestis vist väga populaarne hetkel ei ole, aga on veel ranna käsipalli olemas, mingisugust rannamaadlust, mingit igasugust ranna rägbid, ranna tennis, et kõik sellised asjad, et enne ühtegi neid ala ei olnud. Aga kui meil oleks ikkagi oma tippmängijad, Kusti Nõlvak ja Mart Tiisar oleks Sunseti ees, 30 kraadi on väljas, nad mängivad mingisugust turniiri või mingisugust show, nagu mina arvan, et siin ikka koonduks palju rahvast. Absoluutselt, eks seal muidugi alati on ka ilmafaktor oluline, aga muidugi on nagu nendel, see on nagu ütleme rannavõrkpalli nagu see rannas toimuvad turniiride nagu eelis nagu ongi see, et kui on ilus ilm, siis rahvas ongi seal. Ongi rannas ja siis need publik on ka seal olemas. Kuule, aga mul on küsimus, võib-olla ma sõidan su küsimustest sisse, aga meil on kõigil õigus küsimusi küsida. Enne Karl nimetas kõik su nii-öelda tegevusalad ja ametitiitlid, et kõik nad põhimõtteliselt on seotud rannavõrkpalliga. Ka sinu nii-öelda siis äriline pool on rannavõrkpalli nii-öelda varustus, CV treenimine, et põhimõtteliselt võiks öelda, et täitsa saba ja sarvedega rannavõrkpalli sees, et mis selle spordi juures siin nii väga tõmmand on, et kõik oma tegevused sinna on koondunud. Mis te ise arvate? Või miks te ise nagu rannavõrkpalli juures olete? Kui sa ikkagi mänginud seda oled, siis see tegelikult ju on väga äge. Et eks ta nagu sellest, ma arvan, et algas. Miks ta on ägedam kui saal? Ma ei tea, kas sa tohid öelda, sa oled ka treener ju. Ei, ikka võin ju öelda, miks ma ei või öelda. Lõigatakse välja või? Kuidas teil see saate kodukord on? Ei, meie ei lõiga. Et lihtsalt mängides on see nagu mitmekülgsem ja peadki nagu sisuliselt kõikide asjadega hakkama saama. Kuigi ütleme nii, et tänapäeval siis või on nagu hästi nagu spetsialiseerumiseks läinud, eks, et on plokk ja kaitse, et kuigi mina, kui mängisin Ivo Järval, aga siis ka ilmselgelt ma ikka nii plokis olema, et kogu aeg, aga selles mõttes nagu ikkagi, et sa pidid ju oskama kõiki asju teha, et universaalne pidid nagu olema. Et see, ma arvan, et see on nagu üks asi ja teine asi, et kogu see asi nagu, mingit pidi nagu sellist või teist pidi nagu sellist nagu vabadust ka nagu oma otsuste tegemisel, et kogu see elu seal ümber.
meil oli nädalavahetusel ja üldse eelmisel nädalal oli jõulumäel, tegime Rannavale laagrit ja meil käis seal Aavo Keel ka ühel päeval külas ja meil oli vestlusõhtu temaga. Ja Aavo käest sai igasuguseid asju uuritud, muuhulgas uurisin, et kes on tema arvates läbi aegade kõige andekam Eesti rannavõrkpallur või ütleme rannavõrkpalli soodumustega inim. Keda sina tooksid välja? No jällegi, ajaloost nagu hästi pikalt nagu tagasi võtta, et siis ma mäletan, et Margus Niinemägi peale ühte etappi me istusime koos nagu, no ma oli suurem seltskond natukene ja ta ka nagu küsis enam-vähem samasuguse küsimuse. Ja see küsimus oli suunatud sellele või et vastus tuli sealt poolt välja, et Argo Arak. Et no ilmselt peab nõustuma sellega. No täna eriti. Kui ta ikka veel mängib. Ja mille poolest? Argo on tõesti selline Eesti rannavõrkpalli legend ju, kes kuidagi... Aga ta oskab kõiki asju teha. Kõiki asju väga hästi ja selles mõttes ongi andekas. Miks ta tippu ei jõudnud siis? Aga millal teil järgmine lindist on? Kutsuge siia ja küsige. Me kindlasti kutsume Argo kusjuures. Selles oleme me kokku leppinud. Noh, võib-olla ei tea. Ei olnud nagu ka sellist võib-olla, ma ei oska öelda, paarilist võib-olla mingil hetkel, et kellega koos minna kuskilt ja võib-olla siis keegi initsiaatorid, kes teeme ja lähme ja või siis ka mitte võib-olla paarilises asi või siis üldse keegi, kes nagu lükkaks nagu natukene tagant, et kas teine selline mees, kellel on sarnane asi, ma ütlen ära, on Oliver Venno, kes ka oli ju super andekas rannas, tema otsustas saali kasuks, aga rannast oleks võinud edasi minna, aga kas see ei ole ka jälle see iseloomustav osa, et rannavõrkpallis sa pead olema iseseisev, nagu sa ütlesid, sul peab olema endal meeletult tahtmist, sest seal ei ole sul nagu saalivõrkpallis kedagi ees, kes ütleb täpselt ära, mida, millal teha, kust rahad tulevad ja nii edasi. Selle võib luua ka rannavõrkpalli. Jaa, no seda küll, aga ma arvan, et Oliveri puhul ju, või ma arvan, et ka nüüd on nagu ikkagi need, kes nagu saalis on nagu väga head, et on mõnevõrra või oluliselt lihtsam ikkagi siis saalis nagu olla, kui randa minna. Rahaliselt? Jah. Mul oli see küsimus siin, et seda, nagu sa mainisid Argo puhul, et võib-olla puudus see nii-öelda väline abi, kes oleks aidanud ja suunanud, et praegu on ju tegelikult seis samasugune Eestis, et kuidas sa näed, kas sinna peaks või võiks panustama rohkem ka võib-olla riigi liidu tasandilt, et selline süsteem oleks olemas, andekaid ju noori tegelikult on kindlasti siin veel ka, võib-olla 20 aasta pärast jälle saame, et näe, see ja see poiss oleks olnud rannas jube head, aga polnud jälle kellegiga minna või keegi ei tõuganud, et kuidas? No jah, ma arvan, et siin peab vaatama ka nagu samm-sammult, et nüüd kui nüüd meeletult, ütleme, kui kogu see raha nagu võrkpallist ära võtta ja panna rannavõrkpalli, et mis see garantii on, et see esiteks sealt rannavõrkpallist siis tulemust hakkavad tulema, rääkimata sellest, et siis see võrkpalli pool nagu väga ära vajub, et pigem nagu võrkpalliliit, ma ikkagi alati võiks ju mõelda, et võiks ju rohkem, aga ega seal et võimalust on ikkagi piiratud, et nende võimaluste piires ma arvan, tehakse nagu kõik nagu mis võimalik, mis muidugi nagu oluliselt on ju paremaks läinud, on see, et see rannavõrkpalli kuidagi selline toetav aktiiv on nagu oluliselt suurem, kui see on, ma ei tea, isegi 4-5 aastat tagasi on olnud, kaasa arvatud võib-olla treenerite poole pealt, et enne olid nagu mängijad nagu täitsa üksinda, nüüd on Rivo ja Indrek Verro, et on nagu selles mõttes ju on nagu olemas. Ja sellist tuge. Võrreldes meie algusega aastatega ja praegusega on ikka olukord öö ja päev. Aga sa ütlesid, et vahendeid ei ole. Minu arust see on jälle huvitav teema, kuna me oleme seda nii palju erinevates ringkondades arutanud, et võrkpalliliit saab ise määrata, kellele kui palju ta raha suunab. Et mingil hetkel meil on tundunud, et seda rannavõrkpalli on läinud ikkagi liiga vähe, et aga ma saan aru, et saal vaatab teiselt poolt, aga kui me vaatame protsentuaalselt, siis see nii on ju olnud, et kas on olnud õige valik või sina ka rannavõrkpalli mehena oled mõelnud, et aga võib-olla paneme hoopis raha nüüd mõneks aastaks täiega rannavõrkpalli, kuigi ma saan aru, et seda nii äkitselt muuta on ju keeruline ja vaatame, et kas meil tuleb sealt äkki mingisugust ägedat tulemust, mis aitab meil lõpuks tuua ka saalivõrkpalli raha rohkem, sest me oleme ikkagi omavahel jälle arutanud, et rannavõrkpall on see ala, kus Eestis võib tulla olümpiamängudelt medal, et saalivõrkpallis see on ikkagi paganama keeruline.
no jah, et kui sa nagu nii ultimatiivse nagu eesmärgi paned olümpiamedal, no siis peaks ju selge olema, kuhu see raha minna, aga noh, see ei ole ju ka nii lihtne selles mõttes, et siis see suur nii-öelda vend ehk võrkpall nagu jälle hakkab väga nagu kiduma, et see nagu ka ei ole ja noh, pluss veel see, et siiamaani ju kõik need rannavõrkpallurid, ma nüüd ei eksi, aga et kõik rannavõrkpallurid on tulnud ikkagi võrkpallist veel siiamaani. Et ma arvan, et võtab veel võib-olla 4-5, võib-olla 6 aastat, kui hakkavad siis need, kes nüüd ainult rannavõrkpallist on hakanud minema. Hakkanudki noorena ainult rannavõrkpallitrennis käima, et võib-olla sealt hakkavad tekkima. Et selles mõttes tuleb ka nagu au anda võrkpallile, et rannavõrkpalli on jõutud ikkagi läbi võrkpalli. Mul tuli see teema lõppu üks mõte, et sa mainisid, kui te omal ajal kellegagi arutasite midagi kuskil pärast turniiri, et kas see ei ole ka üks põhjus, miks me kõik rannavõrkpallis sees oleme. Mina just seda tunnen, et kui saalivõrkpallis sul on oma võistkond ja sa konkureerid kogu aeg kellegi teisega, siis rannas on kuidagi nii, et sul on oma paarine küll, aga vähemalt Eestis mina tunnen ja ma olen aru saanud Kustist ja Mardist, et ka maailmas on nii, et sa võid mängida väga olulisi mänge ju nende vastastega, aga õhtu lõpuks te istute ikkagi samas baaris või söögikohas laua taha, räägite juttu, teete nalja ja see ütleme kogukond, mis on nii Eestis kui ka maailmas, et see on kuidagi nii ühtehoidev ja see on ka asi, mis nagu hoiab selle ala juures palju inimesi. Ma natukene vaidleks vastu, ma arvan, et või okei, Kusti ja Mart võib-olla on raske võib-olla hinnata, aga ma ei tea, kui mitu aastat olete mänginud nüüd 9. Okei, aga et kas selle 8 aasta jooksul nagu see sellist sõbramehelikkust on jätkuvalt sama palju või on vähemaks jäänud mängijate hulgas? No ma mõtlen niimoodi, et nagu teiste ja kolmandate vahel, mis Karl ütleb, et peale mängu seal istuvad koos ja kõik sellist asja. Ma tahan väita, et seda on vähemalt ma ei tea, 20 aastat tagasi, et oli kindlasti palju rohkem. Kindlasti nüüd on seda vähem. Alates sellest, et MK-etappide, kui oli võistlusjuhend või siis nii-öelda nagu ette nähtud, mida korraldaja peab tegema, siis seal oli players party, oli alati sees. Mis hetkel nüüd, mingil hetkel see kadus lihtsalt ära, sest mängijad enam ei hakanud seal ka käima. Et selle võrra on kindlasti sellist suhtlust vähemaks jäänud ja selle võrra on kindlasti asi nagu ka professionaalsemaks kindlasti läinud. Mida Mart ütleb selle peale? Mida Mart ütleb? Ei, ma ütlen, et toredad inimesed on ja väga häid sõpra olen sealt saanud ja nendega suhtlus püsib sama kui ta oli, et raske võib-olla kogu seda ampulaad hinnata, et kindlasti võib-olla kui käia liitturniiril ja challenge turniiril, siis seal on ka väike erinevus sees. Et, ja kindlasti kui Futuresil pole ma käinud, aga ma arvan, et kui Futuresil käia, siis seal oleks jälle veel suurem erinevus sees, et selles sõbra mehelikkuses. Sama... muidugi jah, mida ma jälle nõus Karliga olen, et selline, ega see rannavõrkpalli kogukond nüüd ju meeletult suur ei ole. Kui vaadata ikkagi, et kohtunikud on suhteliselt seal on küll grupp nagu aegalt, seal kuskil käib mingisugune liikumine, mängijate, nagu nii mängijad, kes seal on, siis on need turniiride korraldajad. Et see on nagu ikkagi, nagu kõik on nagu ikkagi nagu suht tuttavad nagu, et ongi äkki nii ühtehoidev kogukond, et kuhu ei saa ligi. Sellepärast nii väike ongi. Mina võin öelda, et minu rannavõrkpalli, mind tõi rannavõrkpalli ikkagi üks olukord, kus me olime Rein Tiisar, korraldab iga aasta lõpus oma toredat seda Eesti siis tippmängijate sellist hooaja lõpu mängimist ja ka see saun ja õhtune osa on ikkagi tähtsam veel sellest ja mind vist Urmas ja Rein sinna kutsusid, mina olin siis veel ajakirjanik ja ma ei tea, millega olin ma selle välja teinud, ma muidugi turniirile veel kutset siis ei saanud, hiljem olen ka mänginud ja viimaseid kohti seal palju saanud, aga siis mind kutsuti selle õhtusele osale ja seal olidki minust Kusti ja Mart olid seal, teised Eesti paremad olid ka kohal ja ma vaatasin, raks, et siuke seltskond, et sellisest seltskonnast nagu unistad, et omal elus leiaks mingit siukest kohta ja ma olen tänase päevani seal Reinu saunas ja käin seal ka siis, kui on ainult Rein kodus ja Pugesid sealt vaikselt pilust sisse, jah? Et see on, mina ütlen küll, on see kogukond on selge see värk, mis mulle nagu selle alaarmastuse esialgu tõi, kuigi see mäng ise on ka väga äge. Lihtsalt veel hästi väike tagasipõige nüüd see 95. aasta jällegi, et kui ma eile nüüd vaatasin neid tulemusi seal, siis tagantjärgi üllatusega avastasin, et seal turniiril mängisid
hilisem Tšehhi võrkpalliliidu, vist võib-olla praegugi võrkpalliliidu president, vist praegugi Austria võrkpalliliidu president, siis mõne aasta tagune CEF-i rannavõrkpalli toimkonna nii-öelda siis pealik. Et neid on nagu, seal nagu turniiril oli sellised, ja siis on Ed Trakic, kes on vist, ma arvan, kõige nii-öelda kõige hierarhias nagu nendest tehniliste delegaatide reas, et tema mängis ja seal oli paar tükki veel. Ikka, kui nagu, rannavõrkpalli sisenedes kauaks nagu jäänud, jah. Kas mul on veel küsimus, lauseblokk veel kestab või? Jaa, lauseblokk oli väga hästi kestis omal ajal. Seda tol ajal ikka vist Monsterblocki seda ei kasutatud nii väga. Jäädi mõõdukaks väljendites. Aga mind tegelikult väga huvitab, siin oli veel see nimekiri, millega laos tegeleb, sest minu esimene mälestus üldse minu meelest laosest võib-olla oli Eestis näinud, aga tegelikult minu meelest me kohtusime kuskil Moskva või kuskil etapil, et see nägin, kus ma rohkem sinuga suhtlesin, kus olid supervisor seal, et kuidas sa üldse sinna maastikule sisenesid supervisori, FIAB ja CEV-i tegemistesse, et mis sa seal tegema pead ja kuidas sa sinna jõudsid? Jah, et ma arvan, et vist esimest korda oli 2001. Ühesõnaga hooaja alguses kuidagi vist oli võimalik saata neid avaldusi või ja siis 2001 ma arvan, et jah, ma esimest korda käisin. Juba supervisorina või mis sa siis käisid? Siis olin kui assistent, ehk siis ongi nagu see protseduur peaks nagu välja nägema niimoodi, et sa kellegi kõrval nagu siis justkui nagu teed esimese turniiri ära. Ja siis 2002 olin juba siis supervisor. Kusjuures see oli esimene turniir, kus ma pidin olema nagu ise üksinda, oli Euroopa meistrivõistlused. Hullumaja. See on nonsense nagu selles mõttes nagu 32 meeskonda, 32 naiskonda. Teate isegi see vana nagu paari aasta tagune, kus on see technical meeting, et kõik istuvad, mingi müra, treenerid, 100 küsimust alati võib olla, päris karm nagu, inglise keel ka, ma ei tea. Et tegelikult oli nagu päris selline keeruline nagu olukord. Mis probleeme sa siis lahendama pidid seal, mis need peamised asjad olid? Konkreetselt siis või? Ütleme laiemalt, aga üldiselt on ju alati on nagu see, et seal on nii stressirohke olukord, et mõni võistkond on tulemata, mis sellega nüüd teha, kas teda peab otsima taga või ta võetakse maha, sellest sõltuvalt ju kõik ju mängijad, ega seal turniirist räägitakse ka nagu, et need tehnilised võib-olla asju, et aga oluline on ju mängijatel, kus õhtul kell 8 seal kuskil hakkab, siis kõigil on õudne närv sees, et millal ajakava saab. Aga kui sa ei tea, mitu võistkonda sul on tegelikult, siis sa ei saa seda ajakava ka nagu anda. Nii et see sama mure, millest, mis on Eesti GPL siiamaani, on tegelikult sul teada juba EM-ist ja muudest suurturniiridest. Jah, ma ei tea, ma arvan, et Eestis on nagu ikkagi lihtsam see asi kõik. Tundub, et ei ole. Ma ei tea. Aga kuidas selle supervisoriks saamisega on, et ma ei tea, võib-olla mõni vaataja vaatab, et päris lahe asi, kuidas rannavolles nagu sees olla, et kas on ikkagi üsna suletud ring või on see iga aasta avatud, ma ei tea, kuhugi koolitusele minek või kuidas jah, ega ta nüüd nii ma ei saa öelda, et ta nagu suletud on, aga ta teisest küljest on ta selline nagu mingit pidi nagu pikk protsess, et nüüd vähemalt, et nüüd on nagu mingid asjad sa pead nagu enne nagu läbi tegema, et kui keegi tunneb huvi, et siis ma arvan, et see esimene soovitus on see, et Eesti turniiridest pihta hakata. Ükskõik mis rollis siis Eesti etappidel kohal olla, midagi seal teha. Ma arvan, et siis edasi on mingisugust järgmised sammud ja mingid need koolitused toimuvad, aga need ei toimu iga aasta. Need on vastavalt CEF-i, ma ei tea, üle 2 aasta võib-olla või kuidagi niimoodi. Karl, me oleme siis algust teinud. Iseenesest nagu see CEF-i liini kuidagi selleks nagu hästi sujuvalt, hästi kiiresti, hästi lihtsalt, aga FIVB oli, see oli nagu jälle nagu samm nagu ikraat kangem nagu, et see oli nagu, seal ma nagu tundsin, et seal käib nagu nende delegaatide enda sees käib selline võitlus nagu, et kes kuskil, kui kes kõige kõvem on, et see oli selline nagu halb tunne natukene isegi sellest, et täna sa enam ei tee seda tööd või?
ma ei ole aega väga jah, et ma olen jah, ütleme nii, et kui see ikkagi suvel on, et treeneri tegevused, siis on nagu raske leida sellist aega, et kuhugi minna ja ei raatsi nagu seda nädalat sinna kuskile nagu panna, et selles suhtes ma pigem nagu jah. Mina küll ütlen, on alati väga hea soe tunne olnud, kui Laos on turniiril supervisor olnud, et teame, et kui see sisse registreerimine lõpeb kell 8, siis me peame vabalt 8.05 jõuda, küll Laos meid ära ootab. Mäletan seda ühe korra, kui me olime Jurmalas EM-il vist, kui sa olid vist supervisorina, kui oli see torm ja kui torm viis väljakud minema ja vist mingi äkki esimese päeva mängud olid mängitud või, siis õhtul tuli torm vist. Jah, nii oli. Nii oli ja siis oli, et mängida ei saanud järgmine päev ja siis järgmise päeva õhtul oli koosolek ja kõik ikkagi väga pahased ja mis nüüd saab ja siis oli vaja turniirisüsteemi ümber teha ja üks variant oli õhus oli see, et umbes, et kui need, kes esimese mängu kaotasid, et need siis on automaatselt väljas turniirist. Mida algne turniirisüsteem ette ei näinud, siis esimese mängu kaotasid ka Nikolai ja Lupo. Ja siis ma mäletan, kes siis olid nagu tiitli pretendendid tugevad. Ja siis nad olid seal esireas. Kui see nagu variant nagu välja öeldi korraks, Nikolai oli sellise näoga, et nagu me tahame edasi mängida. Siis ma mäletan, sa olid seal ees ja siis oli see, mingi, tegite selle ümber, et toimusid siis mängud ikkagi kuskil Riias sees ja mingitel teistel väljakutel ja siis hilisemad mängud ikkagi said olla seal Jurmala rannas, aga see oli päris head hetked, nagu ma nägin nagu seda stressi, nagu mis seal ees võib olla, et sina oled nagu vastutav nende asjast. Tead, see on palju hoopis teistmoodi. Esiteks ma ei mäleta seda, et see päris nii oli, et see esimese mängu kaotaja, aga see oli nagu mingis võib-olla e-mailis või kuskil sõnumis nagu keegi omavahel võib-olla arutasid, aga seda nagu minu mäletamist mööda nagu laual nagu sellisel kujul ei olnud. Seal oli nagu see on nagu palju keerulisem asi. Seal keerulisem asi oli see, et jah, mina olin küll nagu supervisor, aga seal koha peal oli ju ka siis nii-öelda CEF-i office'i esindaja. Kes on mingit pidi nagu, ma ei saa öelda, et sõber, sest me nii tihti ju ei kohtu. Aga tema nagu, ta on nagu CEF-i siis nii-öelda jah, nagu rannavõrkpalli koordinaator või kuidagi niimoodi võib öelda, et kes neid asju nagu reguleerib. Ja tema oli esimene turniir, kus tema oli ta minu assistent ja siis ta peale seda kogu aeg on öelnud, et nimetab mind oma mentoriks. Et selles suhtes on meil nagu kuidagi teistsugune see suhe omavahel ka natukene. Aga tema nagu stiil, mida ma ütlesin, ma enam ei tee seda kunagi, kui ma temaga olen, oli see, et ta tekitab probleemi. Ütleme nagu väga halva variandi, kõige halvama variandi välja. Et siis kõik niimoodi teevad. Ja siis tema tuleb ja pakub mingi sellise pehmema variandi, et siis kõik on sellega rahul. See on geniaalne ju. Jah, aga ma ütlesin talle, et tead, ma ei tee seda rohkem. Ma ei ei hakka lolli mängima. Aga et see oli nagu see asi, et seal oli tegelikult oli teada, mis seal järgmine, aga anname selle variandi ette. Tegelikult ei ole vaja nii keeruliseks teha nagu asja. Aga võib. Väga hea taktika, seda võid kasutusele võtta. Kuulge, me räägime lausest liiga palju. Ei. Või kõik, lähme edasi saatega. Aga meil on saate ajaloo kõige pikem sissejuhatus läbi saanud, nii et läheme nüüd siis esimese teemaploki juurde. Ja me jätkame nüüd siis oma toreda üks või teine rubriigiga. Mul on 3 küsimust ette seatud ja esimene nendest Kusti juba muigab. Teeme sissejuhatuse siis. Urmas, küsimus sulle. Oota, tuleb sissejuhatus praegu või? Kuule, Karl. Kas Elmo Nüganeni armastus 3 apelsini vastu või hunt ja 3 põrsakest? Oi, lihtne. Elmo Nüganeni armastus 3 apelsini vastu. Mäletan, et meil oli selle VHS kasseti peal see vist isegi peres üles võetud ja seda ikka sai aeg-ajalt vaadatud ja millegipärast mäletan, kuidas ema ja isa ikka täiesti kõveras olid seda vaadates, et igal juhul see
väga hea, Mart. Ma tahaks ka armastus 3 apelsini vastu, ma ei ole seda küll näinud, aga just ma tahaks vaadata, sest mul on üks seik meeles, kus ma olin gümnaasiumiõpilane, vaatasin üleval oma toas, vaatasin Sõpru arvutist ja siis isa käis seal vaatamas üle nurga, siis jälle sa vaatad Sõpru, et mina ei saa aru, minust see oli naljakas. Siis ma läksin üks hetk läksin alla, vaatasin, mida nemad vaatavad Apelsin 3 armastust vastu, vaatasin, väga veider. Mis iganes. Ja vaatasin seda pool minutit, et see ei ole küll naljakas ja läksin tagasi oma Sõpru vaatama. Raks. Ja sa oled kuidagi ellu jäänud veel siukest arusaamade pealt lapsepõlves. No, tuleb nii välja. Laos. Mis see teine variant oli? No teine variant. Hunt ja 3 põrsakest. No see siis. Miks? Klassika. Okei. Kusti? Ja ma olen hunt ja põrsakesed. Huvitav. Sina, Kari? Minul on igal juhul armastus 3 apelsini vastu. Kas sa küsid sellise küsimuse, et kui keegi vastab teistmoodi, siis on õigus teha. Minu eest see ei ole sõbralik, Karl. Ma saan aru, kui oleks armastus 3 apelsini vastu ja mingisugune Shakespeare'i klassika, aga meil on hunt ja 3 põrsakest konkureerimas praegu. See ei ole ju normaalne. Ei, no, see on trikine küsimus, Karl, see ei ole aus. Kui sa saad hunt ja 3 põrsakest, sa ühelegi küsimusele maailmas vastata. See on klassika. Ei, aga tegelikult ega vastajates pole probleem. Küsijas oli probleem, see oli loll küsimus. See oli aus. Vaata, me tegime laagrit Urmasega ja kui meil tuli seal vestlusõhtul mõni liiga terav küsimus, mis oli siis korraldajate kohta käiv, siis ma ütlesin, et sinu jaoks on see viimane laager. Me saame öelda lausele, et see on sinu viimane podcast. Vastupidi, ma kutsuks seda veel just. Aga jaa, armastus 3 apelsini vastu ka minu poolt tuleb ühelt poolt ja tuleb ainult üks küsimus. Teine küsimus, kas rannavõrkpalli ilma kohtunike või publikuta? Urmas. Igal juhul ilma kohtuniketa. Et jah, ma arvan, et need on ka alati, trennis on ka, kui ikkagi korralik võidu peale mäng on, siis need enda kehtestamine, kuidas me ikka mingi asja ära lahendame, on nagu omamoodi mängu osa lausa, et siis ja publik võiks seal olla ja sellel kaasa elada. Mart. See oleks muidugi päris äge lahendus, kus oleks rannavõrkpall ilma kohtuniketa, aga no siis kuidagi peab ju need otsused lahendama, siis saaks nagu publiku võtta kohtuniku rolli, et kes seal hüüab sees ja väljas ja väike hääletus käib, et publiku abi? No publiku abi jah, et nemad siis seal vilistavad või hüüavad ja nii edasi. Et siis kodus oleks päris hea mängida midagi. Pallid sees. Ja ikkagi võiks olla siis ühe korra võiks ka helista sõbrale olla. Siis väga raskel hetkel saad korra selle ära kasutada näiteks. Kellele sa helistaksid? Ukule ikka ju, selles olukorras. Ukule, jah. Selge. Nii, meil tuli vastus. Oota, Mart, sa ütlesid ka juba? Ja, ma ju rääkisingi just. Jaa, okei, just Laos. No lühike või pikk vastus, kui lühike vastus, siis et kindlasti ilma kohtunikuta ja publiku ka. Lihtsalt jällegi nagu nüüd, kui natuke pikemalt rääkida, et siis ka sealt CEF-i ranna toimkonnas meil kunagi istus seal komisjoni koosolekutel ka kohtunike esindaja. Siis seal oli pidevalt see nagu vaidlus, et enam-vähem samal teemal, et kes on tähtis, kas mängijad on tähtsamad või kohtunik on tähtsam. Ja tema oli ainuke muidugi, kes arvas, et kohtunik on tähtsam. Aga ei, et selles suhtes igal juhul publik. Kusti? Jah, kindlalt ilma kohtuniketa ja ikkagi publikuga. On neid kohtunikke üldse vaja, ma praegu jääb siuke mulje, et siin Ei, aga see on aus küsimus tegelikult võib-olla, mis võiks olla Laosi arvamus, näiteks tihtilugu ju on natukene sellist vaidlused, on mingi väga tähtsal hetkel, väga põnev otsustav ralli ja siis kohtunik vilistab sellise 50-50 olukorra ära. Et kas see on mõistlik kohtuniku sekkumine sellisel hetkel mängu või... Kui sa küsid minu kui supervisori käest või tehnikul delegaadi käest, siis see on nagu see, et ma olen siin nagu hästi selge vahe teinud, et ma ei sekku kohtuniku tegevusse. Et see kohtunik roll on nagu selles mõttes nagu hoopis teine kui see, mis mina nagu teen. Aga üldises plaanis ma olen alati püüan olla, kui nagu valida poolt, siis ma olen või mängijate poolt. Mingites olukordades, kus on nagu see. Aga lõpuks keegi peab ju otsuse tegema.
kuskilt pidi pead sul edasi minema, noh, jäätegi vaidlemasse. See on ka jama, kui ühes game'is on 7 uut palli näiteks. Pikem game jälle, rohkem vaatemängu. Ja 2 sinist silma. Aga ega vist praegu neid videokordus ja neid challenge'id, neid vist ei ole kasutuses nüüd või? Mingil ajal need ju tulid hästi aktiivselt olid. Dohas ei pannud tähele, et oleks võetud, jah. Siis lõpetid ära äkki, mul seda ma tean, et küll ei ole, et ei oleks. Jällegi nagu selle võistlustel nagu kohtuniku delegaadi kõrval olles, siis ta on näidanud ikka mingit imeasju. Näitab mingi pall, serv, et kas on joon või ei ole, ilmselgelt out. Kohtunik näitab ka out ja siis kui võtakse challenge ja siis aegluubis näitab out, aga kui veel nagu ekstra aegluubis piir. Et tegelikult on see nagu see märkamise vahe on nagu nii väike seal võib olla, et ma selitan ära, see on siis sellepärast, eks ole, et piirist, see pall võib minna piirile hästi õnnalt pihta, aga ta nii-öelda lendab veel kaugemale ja just kui jälg jääb maha, eks ole. Mina vastan ka ikkagi ilma kohtuniketa ja kas 1 versus 1 rannavõrkpall või 6 versus 6 rannavõrkpall, selline küsimus on mul täna lõpetuseks. Urmas, alustame jälle sinust. Kummast sa parem oleksid? No sinu roll oleks 1 versus 1 suurem. No igal juhul rannavolle mõte muutuks täielikult mõlema versiooni puhul. Mõtle, mängid venelast terve turniiri? Jah. Pigem võtaks 1 versus 1. Sa kunagi ei tea, kus sa saad 15 head mängijat. Ja, aga ma eeldan, et 3 puudet võiks teha. Seda ma ei tea. No, ma eeldan, et võib ja ma valin 1 versus 1. Mart? 2 kehva varianti. See on nagu, sa mõtled lihtsalt lõbu pärast mängides või rahaturniir? No rahaturniir ikkagi tuleb. No jah, 6 kesi peaks väga palju jagama lõpuks seda. Siis ikkagi 1 versus 1. Laos. 6-6. On kunagi olnud? Sellepärast, et kunagi randades, enne kui see ametlik rannavõrkpall 2 versus 2 hakkas olema, mängitegi ju 6-6 vastu. Pirita rannas, Võsul mängisime. Kusjuures ma arvan, et see rannavõrkpalli, miks ma üldse nagu rannavõrkpalli hakkas mängima, et meil suviti oma spordikooli ajal olid laagrid olid Võsul. Ja teadagi Eesti kõige parem rand. Ja seal siis käis 6-6 vastu andmine, et sealt nagu ja siis mingid vennad langesid välja ja jäidki lõpuks 2 alles ja siis kuidagi Eestist Võsult läks ja siis maailma? Ei läinud. Okay. Kodutöö on sul tegemata. Kusti? Ma arvan, et 6-6 oleks väga lahe. Aga kui peaks valima nagu rahaturniiri, siis võtaks 1-1. No lihtsalt ma arvan, oleks edukam. Jaa, aga seal vahepeal on ju ka 3-3 ja 4-4 ka, et neid turniire mängitakse ka päris. Need oleks lahedad, jah. Neid peaks ka tegema Eestis. Jaa, oleme teinud ka, Kusti. Sa pole just käinud. Jah, pole kutsutud. Mina võtaks 1 versus 1, ma tahaks näha lihtsalt, kuidas see välja näeks, et üks turniir oleks palju huvitav vaata, kas siis väljak teha väiksemaks või kuidas see lahendada? Suuremaks. No jaa, aga siis see pole enam ju, see on individuaalsport juba ju. 1 versus 1 olekski, jah. Seda küll, see on fakt. Aga selle faktiga me võtame selle esimese sellise toreda teemaploki kokku ja läheme järgmise juurde. Ja me läheme edasi, meil oli vahepeal tore arutelu siin ka rahateemadel, aga sellesse me hetkel saate nii-öelda päris osas ei lähe ja me räägime hoopis sellest, et Dohas lõppes värskelt siis rannavolle olümpiahooaja esimene suur turniir, Doha Elite 16 ja sai seda turniiri ka omajagu jälgitud, meie siis Jõulumäe laagris jälgisime seda ja no põnevad tulemused, kas me alustame sellest, et Eesti paaridest, Kusti ja Mart, ma vaatasin, et te olite, eks ole, te loobusite turniirist mingil hetkel, te oleks vist nibin-nabin, kas saanud peale napilt kvalifikatsiooni või jäänud alla, et seal teie punktidega oli sarnaseid paare. Mingi viimasel 2 päeva enne turniir oleks vist peale siin hüppanud. Aga seda mõtet ei olnud, et läheks, te olite juba selleks hetkeks loobunud? Me loobusime varem, jah. Ja loobumise põhjus oli siis see, et ei peaks ootama jääma. Aga kuidas see variant oleks olnud, et teil ju samal turniiri plaanis ei olnud, et te oleks siis pidanud viimasel hetkel lihtsalt, kui oleks otsus tulnudki 2 päeva enne, et te saate peale, oleks pidanud leidma lennupiletid ja nii edasi? Umbes nii, jah. Oleks pidanud. Nii see käib, jah. Seal on omad regulatsioonid, eks. Laos teab kõige täpsemalt neid tähtaega, aga seal on ilmselt nii, et kui
äkki 5 päeva enne turniiri algust sa saad peale reservist, siis sa ei ole kohustatud minema. Muidu on nii, et kui sa ikkagi oled kvalifikatsioonis algusest peale peal või siis pikemalt kui 5 päeva enne saad turniirile peale, siis sa tegelikult oled kohustatud minema. Et kui sa ei lähe, siis sul peab olema ette näidata lennupiletid ja mingi tervislik põhjus. Aga kas seda mõtet ei olnud, et aga ootamegi, äkki saamegi viimase hetkel sinna Dohasse saab lennata üsna hästi ja sealt on võimalik mingit punkte saada. Ma just üritan aru saada, mis selle, ütleme, mängijate taga on, millal nad ja kuidas nad otsustavad, kuhu minna, kuhu mitte. No seda me olime Tenerifel laagris, kui me selle otsuse tegime. Siis oli, mul siis vahetult enne laagrisse minekut tõmbasin omal selja ära. Esimese nädala Tenerifel ma olin nagu siruli. Ja siis oli see otsustamise hetk seal umbes pärast seda kohe. Siis oli see, et kas on nagu see valmidus nagu nii hea, et seal isegi kui nagu saame mängu võimaluse, et kas see võistlusvalmidus on nagu piisavalt hea. Ja siis vaatasime, et seifi maha võtta. Ja tegelikult huvitav on see, et kuna naistest seal päris palju loobujaid tuli lõpuks, siis Liisa Remmelg ja Helene Ollas said ka esimest korda nii-öelda pääsemiskvalifikatsiooni, aga neil siis see selgus vist paar päeva enne turniiri algust, kvalifikatsiooni algust, aga Helene kuidagi imekombel naisterahvas, kes alati on just see hoolsam pool selles paaris, nagu ütles tema paarina Liisa, et Helenel kuidagi oli imekombel see pass ära kadunud ja nad ei leidnud küll, nad olid juba piletid ära ostnud, sinna lennupiletid, aga ei leidnud seda passi üles, ilma passita ikkagi MK-etapil ei lähe. Nüüd päris karm hetk, aga sarnaselt teile nad alustavad siis Brasiilias Challengeridega seda hooaega. Aga naiste turniir ja seal siis võitsid brasiillannad esikoha 36-aastased naised. Ma ütlen, et täisnimed välja Carolina Solberg Salgado ja Barbara Seixas de Freitas. Ehk siis Carola ja Barbara oli vist see, mille järgi neid Karol ja Barbara on see, mida neid, kuidas neid kutsutakse. Ma kohe küsin siit, Laos oskab kindlasti vastata võib-olla Mart ja Kusti ka. Kas ma saan aru, et põhimõtteliselt te saate ise valida, et te võiksite ka olla paar Mart ja Kusti? Või tipp ja täpp, et ütleme hüüdnimed. Ma ei tea, kas hüüdnimed võivad olla, aga naised hästi palju kasutavad eesnimesid, ma panin tähele. Brasiilia mehed vist kasutavad ka eesnimesid, eks, aga üldiselt mehed kasutavad perekonnanimesid, mõned naised kasutavad ka perekonnanimesid, et kuidas see on, et ma saangi öelda, et ma tahaks see hooaeg ikkagi Urmas Korotkov olla või Urmas Dimitri peab ikkagi siis olema või kuidas see pool käib, see oli päris huvitav on see. No ikka võib ju valida minu mõelest. Ja minu teada võib ka hüüdnimi olla. Et see ei pea olema passijärgne nimi. Mis iganes sa tahad, et sind kutsutakse. Ehk mina võin eesnime valida ja Tiima võtab perekonnanime see isegi. See on nagu portugallastele ja brasiillastele nagu mingid sellised 7-8 nimelised nimed. Pikkused nimed. Ja näiteks Kuto on ka ju, tal päris nimes seda Kutot ei ole sees, ta on nagu mingi Gustavo, mingi et seal see hüüdnime variant on ka olema see meelest. Urmas teab, et ta hakkab sisenema ka sellesse maailma tippvõrkpallide ja mõtleb, et ta ei mõtle seda, kuidas sinna saada, mida teha mänguliselt, vaid ta mõtleb, et mis nime ma särgi peale lasen panna. Ja tegelikult see küsimus oli see, et ma ka arvan, et tuleb mõtled, kas ta võib ka olla DJ Umuska. Sellele ma mõtlesingi just. No seal peab muidugi natukene vaatama, et mis sellest nimest välja tuleb. Gruusia esindajad, brasiillased kunagi olid. No jõudsid ju olümpialegi. Olid Gia ja Geor. Ehk siis, kui sa paned teistpidi kokku, siis Georgia. Jah. Aga see oli vist teatlusik nii või võiks arvata? No ikka jah, ainult et peale seda vist nagu kuidagi natukene seda muudeti või et päris nagu aga selle teema kohta veel, ma ei tea, kas see võib ka teistel naistel nii olla, aga vähemalt lätlaste puhul ma märkasin, et siis kui see oli Kraudina Kračinovka ja kui Kračinovka abiellus Samoilovsiga, siis nad hetkeks olid Kraudina Samoilova, aga mulle tundus, et see ikkagi käis kuidagi ihupihta, et oma mehe nime peab nüüd seal esindama ja siis nad vahetsid eesnimedeks. Et äkki mõned teised naised ka mõtlevad, et nad pigem on oma eesnimi kui mehe nimi.
ja abiellumised käivad juuresena. Aga need Brasiilia naised, kes siis võitsid etapi, ma ei tea, meil on tore selline asi, et me proovime ka aru saada saadet tehes, et mida tohib YouTube'is kasutada ja panna saatesse lõiguna üles ja mida mitte, et me Liisa-Lotta Jürgenson edu talle jälle selle saate monteerimisel, et loodetavasti ta eelmine kord mingid klõpid võeti välja, kuigi me saime aru, et neid justkui tohib kasutada ja mingid mitte, et äkki meil siin taustaks praegu läheb siin midagi sellest turniirist käima, aga mis oli huvitav siis vaadata, et need brasiillannad 36 aastat mängisid juba 21 aastat tagasi esimest korda koos. Ehk siis nad tunnevad teineteist palju aastaid, nad on vahepeal mänginud erinevate paarilistega, saavutanud väga kõrgeid kohti, nüüd nad on siis taas koos mängimas ja eelmise hooaja lõpus juba hakkasid väga häid tulemusi näitama ja kui vaatad nüüd finaalis Melissa Brandi täielik tipppaar Kanadast vastas ja no ei saanud kuidagi Kanada paar neile vastu, nii et tulevad sellised kogenud mängijad ja äkitselt on leidnud siis sellise klapi, et mängivad nagu kulda. 178 võiks olema siis plokimängija pikkus ehk siis Karoliina või Karol on õige öelda, siin on nii palju nimesid ja Barbaral 176 midagi sellist, ma täpselt seda infot ei saanud, veidikene lühem on igatahes, see on selge. Ehk siis, ja ka finaali vastased on mõlemad alla 180 cm pikad, ehk siis me näeme taaskord, et palun head treenerid, kes te kuulate, vaatate meid, neid ei ole ilmselt palju, aga kui te olete, ärge öelge oma hoolealustele, et te olete liiga lühikesed, et võrkpallis läbi lüüa. Tegelikult ranna näitel küll me näeme, et on võimalus igasugustel mängijatel jõuda täiesti maailma teravaimasse tippu. Olete te nõus sellega? Absoluutselt. Ja nõus, jah. 100%. Hea tähelepanek, et kui see nüüd vastab tõele, need pikkused, mis sa ütlesid, et ma vaatasin seda finaali ka, et ma nagu ei jäänud tegelikult nagu sellist muljet, et need blokeerijad nii tundusid pikemad, aga et nad ei saa öelda, et nad kuidagi no Melissa on nii lühikene Brandi kõrval, ta on ju ikkagi väga lühike naine et siis kindlasti Brandi Wilkerson tundub seal veel natuke pikem, kui ta tegelikult on kui ta nagu vaadata rannas, siis Melissa on vist Lottaga ühe pikkune. No jälle vaata ametlikult, mina ei saa kunagi usaldada Wikipeediat, sinna suvalised inimesed panevad ja ametlikel lehtedel ma vaatasin, oli ka Melissa pikkus 175 cm, minul tundub, et ta on lühem, Lotta on 172 vist või? Midagi sellist. Ametlikele andmetele vaatasin, oli Lotta kuskil 172, aga ühesõnaga see suurusjärk on vähemalt õige. Et nad ei ole 180 cm pluss, kuigi tõesti siuke mulje võib ju jääda. Millest see tuleb? See tuleb sellest, et naistel ikkagi kui nad on osavad, siis on väljakul piisavalt ruumi, et sa suudad seda palli väga hea, nagu me nägime see Karol kaitsemängija, Barbara kaitsemängija, nii osav, et ta suudab igalt poolt need pallid maha lüüa. Ta on vasakukäeline. See on ka oluline. Vasakuga ongi kõike lihtsam teha. Vasakukäelist on ikka natuke teistsugused inimesed. Väga osavad. Ja huvitav oli vaadata sellega lõpuhetkedel täiesti nagu teadlikult mängivad brasiillased sedasi, et vastuvõtt, siis tuleb alt tõste, mitte ülevalt tõste, nagu meestel on kombeks selja taha ja sealt lahendas siis tsoonist 4 oma vasaku käega see kaitsemängija neid palle. Et siuke huvitav mäng ja vaatad tulevad, kus nad nagu vahepealsed aastad nüüd on olnud, siis praegu täiesti olümpiahooaja alguses jääb mulje, et kedagi tugevamat väga ei olegi, kuigi me teame, et tegelikult võrdsel tasemel paare jagub seal tipus. Mul jäi ka nende brasiilaste puhul just eriti see palli käsitlus silma, et kui ikka väga keerulistest olukordadest aitasid ikka päris mõnusalt rünnakule just selle altsööduga, et siuke kuidagi sümpaatne oli mulle see, et äkki saab ikka ilma selle ülevalt sööduta ikka hakkama, et tundub, et saab. Muidugi saab. Ja minul on muidugi Melissa ja Brandi olnud nagu eelmisest aastast sellised hooaja algusest suured lemmikud tipus. Ma mäletan, kas nad Jurmalas vist ka mängisid seal, elasin kaasa neile. Aga nüüd vaatasid neid brasiillased finaali ajal, kuidas sport on äge. Finaali ajal ma hakkasin brasiillandele kaasa elama. Et siuksed kogenud tegijad naudivad täiega ja mängivad nii hästi, et mul tundus, aga miks ma selle Kanada paarile pean siis hoidma pööjat. Mul hoopis ägedam praegu brasiillastele kaasa elada. Ja minu arvus, mis seal finaalist tuli hästi välja, et ma ei tea, kas on naiste rannavoolel omane, aga just kuidas Karola blokist Karol Hüütakse Karol, jah, ma saan aru. Blokist välja tuli ja kuidas ta seda väljakut kattis, nagu, et see oli päris siuke uudne või et ikka tahetakse väga palju sinna blokki jääda ja see oli mulle ka sümpaatne, et ei pea alati sinna jääma, et ja väga palju palle sai üles, et ma arvan, et see võiks naiste võrkpallis olla ka miski, mida rohkem teha. Jah, aga mulle jäi silma mitte pigem, vaid kindlasti, kui sul nüüd aega on, vaata üle, et ameeriklaste see Cheng täpselt samamoodi väga hästi liikus välja.
just väljaliikumise pealt ja väga palju kasutas neid väljaliikumise ja sai palle kätte ka. Tema on kui väga pikk. Ma arvan, ta on ikkagi pikem kui need lühemad. Tema on ikkagi 190. Aga ma ütlen teile ära ka, et Euroopast siis parim paar, kus tuleb naiste turniiril. Ikka Lätist, nii et Samoilova ja Kraudina 4. koht, kindlalt liikumas hetkeseisuga Pariisi olümpia suunas. Ja kuigi ma tunnistan, nad ei ole mu lemmikpaar, mul see Samoilova ei jäta sellist kõige sümpaatsemat muljet vaadates, kuidas ta väljakul on ja olles ka kuulnud võib-olla mingeid asju väljaku kõrvalt, et just kui Läti paar ja ühtpidi nagu elad alati kaasa neile, teisalt jälle vaatan jälle vastaseid, kes tunduvad väljakul tihti palju sümpaatsemad. Ma olen aru saanud, et Kraudina ja Samoilova omavahel ka, et keegi kuskil ütles, nad teevad tööd koos väljakul, et nemad ei ole nagu platsi vabal ajal üldse sõbrad, et saab ka nii ja saab ka väga kõrgel tasemel. Nii et Euroopa parim paar siis seekord 4. ja Lätist ja 2 Leedu paari tegid ka kaasa, aga seekord siis 16 parema sekka kumbki ei jõudnud. Tuleme meeste juurde ja no meeste turniiril täpselt samamoodi väga äge selline huvitav paar võidab turniiri, ehk siis hollandlase Stefan Boermans, ma ei tea, kuidas sina õigesti ütled, kuidas hollandi keeles on, ja Jorik de Groot, eks 29 ja 23 aastane rannavõrkpallur siis võtavad sellise turniiri võidu, et jälle, kui varem ei oleks võrkpalli vaadanud, tundub, et nemad on juba aastaid olnud ainuvalitsejad. 2 korda said Mol Soorumist jagu, kõigepealt alagrupis 2-1, poolfinaalis 2-0, väga ilus mäng poolfinaalis, vaatasin seda otse ja finaalis siis võitsid rootslasi Helvi Kaamanni 11 ja 10 punkti anti game'ides, 21, 11, 21, 10 ja vaatadki neid hollandlasi ja mõtled, et no mõtet on see jump set ja kõik muu, mida nad teevad, et mängi klassikalist võrkpalli ja tulevad punktid, et väga huvitav turniir. Hollandlased ise olid ka väga rahul, nemad ütlesid muidugi kõige tähtsam on see, et nad said nüüd olümpia jaoks palju häid punkte, sest see on ikka see, mille nimel hetkel kõik tööd teevad. Ja no mida teie ütlete nende meeste kohta? Kõik jooksis ja terve turniiri vältel. Väga selles mõttes, et nad on olnud pikka aega väga hea paar, tegelikult juba väga mitmeid aastaid. Natuke on olnud ebaõnne, on olnud vigastustega eemal, mõlemad neist korda mööda päris pikalt, et miks nad ei ole saanud nüüd võib-olla isegi 2, võib-olla isegi 3 aastat väga hästi koos mängida. Aga millal nad olid isegi mingi 2000, millal me mängisime nende game'il, kus nad hõbedale tulid esimest korda, 21. Alles 2,5 aastat tagasi, siis nad tegid sellise kiirema tõusu ja näitasid, et nad ongi seal. Kuuluvadki tegelikult sinna, kus nad praegu on. Mida nad hästi teevad? Holland jesse minu meelest, aga tegelikult ei saa öelda ka. Minu meelest see on siuke huvitav kombinatsioon paarist, kus pikem blokimees Boermans on hästi väga konkreetne nii-öelda raamatukoolkonna sooritaja. Temal on oma kõrgus, temal on omad väga täpsed liigutused ja ta neid teeb ja seda on lihtsalt raske takistada. Ja teine vend on siis de Groot, kes minu meelest on selline hästi mitte raamatu tegelinski, võite siukse suure koolkonna esindaja, vaid lihtsalt hästi vaba, avatud mees, kes lendab platsi peal ringi ja teeb huvitavaid asju. No ka väga hea tehnikaga ja väga konkreetselt, aga lihtsalt näha seda vabadust, tema see kergust, kuidas ta platsil mängib, on äge minu meelest. Ta juba olek on minu arust selline, et chillib seal, lihtsalt kõnnib seal, et hästi siukene relax ja siis... Tal ei ole nagu probleeme platsi peal. Just. Aga see plokimängija puhul tegelikult üllatus finaalis eriti, et kui liikuv ta oli, et ta tegelikult on siuke, tundub nagu justkui jurakas ja ma ei tea, Mol võiks olla siuke liikuvam, siis ta ikka ammustas päris hästi seda mängu seal ja mis Aaman tegi sealt selja taha, üks jalga läks isegi lööma ja ta suutis kuidagi kaasa liikuda ja ühe käega ploki veel ka sinna ette saada, et kõik õnnestus ka nagu, et jah, päris hästi liikus. Ta nagu väga ei lasknud segada ennast nendest teistest pallidest, ta nagu loobus varakult ja ma teen enda asja ja nagu töötas see kord. Kusti, kuidas sina tunned, sina oled selline maailma rannavõrkpallis ikkagi ülevalt söödu nagu boss või jumal või kuidas, ma ei tea, kuidas sind kutsutakse seal, kui sa jõuad hotelli. Aga nägime finaalis, Aaman paneb, nii-öelda läks ülevalt justkui hüppelt tõstma ja pani hoopis otse punktiks siis hüppe pealt sõrmedega üle punktiks. Kas sina sel hetkel aplodeerid või mõtled, et pagan, et miks mina seda rohkem ei ole teinud? Oled seda teinud? Sa oled mingit sarnased asju teinud ikkagi? No on ikka, jah. Jah, olen küll sellist asju teinud. Väga tubli, väga ilus vaadata. Miks mitte sükest asja teha nagu veel
ja et ma jälle tahan öelda seda, et kui me räägime siin, miks rannavõrkpall ei ole võib-olla nii populaarne või edukas oma auhinnarahade kõigega nagu mingid ajad tagasi, ma täna vaatan seda mängu, mulle tundub küll, et see justkui peaks köitma küll, kui ägedaid ja ilusaid sooritusi mehed pakuvad. Minu arust peaks ka vägagi köitma, mind küll väga köidab. Laos, kas sul on ka mingid tähelepanekuid just meeste mängudest, kas laiemalt või selle turniiri raames? Ega ma väga ei vaadanud neid mänge, et ma küll jah, ma arvan ka, et seda poolfinaali, seda hollandlaste võitu norralaste üle, et seda ma nägin. Pigem oli ka nagu see üllatus nimede poolest, et hollandlased võitsid. Aga minu meelest on nagu väga äge, et on selline rohkem nimesid, kui seal siis 2 paari omavahel. Ja, see on väga tervitatav. Jah, et naiste hulgas on samamoodi, eks, et on nagu see konkurents on nagu ikkagi natuke laiem kui ainult mõned paarid, et selles suhtes on äge. Aga mis nagu seda ülevalt söötu puudutab, siis ma ei tea, veidi jutut käivad, et peale olümpiat seal nüüd ülevalt söödu osas äkki on mingisuguseid jälle reeglid muudatusi oodata, aga mis suunas ja kuidas täpselt? Kas saadame Kusti korra ruumist ära, et liiga valus? Ei. On nagu on. Ega siis ega... Aga mis kuu suunda või ma ei oska kohe ma tean, et on lihtsalt mingitel hetkedel on olnud ju ka see jutt, et see mitte nii kinni püüda, vist paar aastat tagasi see mingi muudatus nagu justkui nagu tuligi. Ma ei tea, kas te tunnetasite seda vahet, saite aru, et mis see muutus oli või ei olnud? Brill tunnetas. Mina mäletan... Esimene turniir oli see suur pahameel ja arusaamatus. Aga kas siis tegelikult oli samamoodi nagu kogu aeg? Ma mäletan lihtsalt seda, et oli ühel oli see vist üle-eelmine suvi, kus U20 EM-il käisime noorte oma siis ja et siis ka eelmisel õhtul siis see kohtuniku delegaat nagu pidas seal loengu, et nüüd on uus asi, kuidas me jälgime seda ülevalt söötu. Et seal ei tohi seal püüda, ei tohi seal 2 puudet siit võtta, sinna tõsta, kõik need asjad. Ja siis, kui tuli mingit mängu, ma vaatasin seal Itaalia poiss, ma ei tea, 3 meetrit võrgust ja konkreetselt võtab palli siit ja paneb üle pea, sihukese kahuri kuuli tõstaks, mõtlesin, ei saanud aru midagi, et midagi teistmoodi oleks. Aga üldiselt jah, ma saan aru, et mingi mõte ikkagi on, et see võib-olla see söödub pehmust kuidagi siis nagu jäigemaks teha, aga mismoodi ja kuidas see on nagu, üks asi on see, et kuidas sa kirjeldad nii-öelda jutu käigus, aga et mis see praktikas, mismoodi see hakkab välja nägema, see on nagu aga minul endale, kuna me anname lastetrenne ja täiskasvanute trenne Urmasega, minul on nagu läinud asi lihtsamaks, et ma ei tea nüüd ka, millisest muudatusest täpselt räägite siin, aga praegu on ikkagi selge, et mina ütlen, et sa võid pane käed siia ja lükka see pall pikalt välja, et ei ole seda enam, et sa tohiks sisse lasta seda palli, et sisse on ju viga. Seda sain ka mina Uku Rummilt aru, kui ma eelmine suvi taga rääkisin. Ma arvan, et see noorte tasemel sa ei peaks üldse selle peale mõtlema. No jah. Selles mõttes... Aga kui suures noored omandavad fantastilise kiirusega ülevalt söötu ja see on teine teema. Jah, aga ma arvan, et peaasi, et nad mängivad noored, et ega seal see on nii spetsiifiline väike vahe, et see küll see loksub paika selle juba. Kuulge, aga läheme edasi. Meil jookseb juba noorte trenn on Urmasega varsti hakkamas, noored teevad juba Ülemiste piitsavis soojendust, nii et võtame järgmise teema. Aga Laos ütles juba, et las nad lihtsalt mängivad, nii et teid ei ole sinna vaja. Täna on mängutrenn ja ma arvan, et kõik on väga õnnelikud. Tervitsi lastele. Ja me liigume saatega edasi. Mul on paar lühiküsimust, meil on tõesti saateaeg jooksmas vaikselt jälle umbe, nii et proovime kiirelt võtta. Blaus, minul sinule küsimus, kui palju Eestis ostetakse aastas sinult Mikasa Rannavalle palle? Järgmine küsimus, palun. Ei, aga proovime midagi, mis see suurusjärgud on, mida palju Eestis läheb rannavõrkpalle aastas? Ma saan, et te tellite kõike ainult sinult, seda saab kuskilt mujalt tellida, eks ole, aga sa ikkagi päris palju oled seotud nendega. Ma ei tea, see vist ei ole väga oluline nagu küsimus tegelikult. Minu arust on väga oluline küsimus. Ja mis sa selle teadmisega peale hakkad? No me saame aimduse, palju Eestis rannavõrkpall ringi liigub.
no 10 000. Ei, no ei ole ju. 1000 või? Noh, jah, mõni 1000 võib-olla. Mõni 1000. On neid uusi palle juba, ütleme, Eestis läinud või? Ei. No pall on ju igasuguseid. Kokku? Jah. Okei. Mitu palli keskmine inimene ostab endale? 6. Ei, no üldse 6. Keegi ostab iga kuu käib ostas. Karl, siis saateaeg hakkab pitsutama. No kus ma tean, keegi mulle ju aruandlust ei tee, et kuule, et ma ostsin ja nüüd järgmine kord nüüd ma ostsin jälle. Kuule, et vaata pea statistikat, ole hea pea minu eest arvet, et palju ma nüüd siis no ma saan aru, okei. Ma ei oska öelda. Ma tõmban Mikasa teema maha. Okay. Selge. Läheme edasi. Ma ei tea, kui palju Jürgensonist tohib rääkida? Ja. Seda tohib. Kuidas neil läheb täna? Sa oled ikkagi nende tegemistega 100% kursis nende juures. Nad on nüüd alustamas oma 3. Rannaolle suve, siis ainult rannavõrkpalluritena. No jah, et ma arvan, et kindlasti on nad paremas seisus, kui olid nad aasta tagasi, et samal ajal. Mis on ka mingit pidi ju loogiline, et nad iga noorte sportlastena peavadki arenema. Aga minu meelest ka ju Liisa kuskil ütles, et nemad on Liisa ja Helene, et nemad on paremas seisus, kui olid nad aasta tagasi. Ja millega ma olen ka nõus kindlasti. Et ma arvan, et praegu sel aastal siis esimest korda nagu, kus Liisa, Helene ja Eva Lotta on nagu hästi palju koos treeninud. Et ma arvan, et see on nagu hästi palju kaasa aidanud. Et mõlemad paarid on nagu sellise sammu nagu edasi teinud või vähemalt nagu hooajaks on paremini valmis kui eelmisel aastal. Milline mängija Eva-Liisa Kuivanen on? Tema on siis plokkimängija 187 cm pikk, ütleme, palju Eestis sellised rannavõrkpallurid pole olnud, kes nii pikad ja selle pikkuse koha juures ka väga osavad on olnud. No jah, eks kaitsemängijad ju alati justkui nagu on pikkuse mõttes, aga blokeerijaid jah ei ole, et Eva on nagu jah, selles suhtes on ju üks väheseid, kes randa on nagu jäänud. Et üldiselt on pikkuse kohta kindlasti väga liikuv, tahtmist täis, tehnika väga korralik. Ja need, mis vajavad järelaitamist, need ma räägin talle endale. Ja Liisa-Lotta Jürgenson, siin sa pead olema ka väga valiv, sest kui sa ütled midagi kehva, ta lõikab ise välja selle. Ja, no, eks ega ma nüüd siis ju ei hakka nagu ka midagi valetama, et Lotta on, siis Lottaks nimetan Liisa-Lottat, on oma pikkuse kohta on ta kindlasti võimeline väga tugevalt ründama, mis on nagu hästi oluline. Kaitsemängijate puhul ka, et minu paariline Ivo Järvala ikkagi, kes oli 1,78 m, siis ta nagu muretses kogu aeg selle pärast, et ei tekiks seda olukorda, et kus plokk kogu aeg välja jooksab, et ta ei saa lüüa. Ta ründas väga hästi tegelikult, aga lihtsalt mingid mänguolukordades nagu on see, et plokk tuleb ja jookseb välja ja siis ongi kogu aeg hästi lihtsalt ja kõik. Et Lottal on kindlasti on nagu see võimekus olemas, et ta suudab tugevalt rünnata. Ta on tegelikult väga kiire. Et võib-olla seal mängu lugemisega, sellega me näeme vaeva ja mingid tehnika nüansid, aga veel kord, nad on minu meelest on tänavusel sellisel talvisel perioodil on nagu sammu edasi teinud. Mul tundub ka, et kui me Liisat ja Leenet vaatame, et neil täpselt sama lugu, millest täna oleme juba rääkinud, et ega esimestel aastatel sul ei saagi tulla kohe mingit suuri tulemusi, sest see rannavõrkpalli maailma tipp on läinud nii professionaalseks, et sul lihtsalt ei ole seda kõike veel sees, need puuted ei ole nii välja lihvitud ja ei saagi olla, kui sa tuled otse saalist sinna. Et kas sina ka pead neil iga päev põhimõtteliselt meelde tuletama, noored ikkagi 20-aastased neiud alles, et kuulge, et 1-2 aastaga ei ole küll võimalik kõiki maailma mägesid vallutada? Otseselt seda nagu teemat nagu ma ei mäleta, et oleks kuidagi eraldi nagu olnud, et nüüd, et see nagu eeldaks nagu seda, et neil nagu usk hakkab ära kaduma, et siis peaks hakkama neid nagu kuidagi, ma ei tea, otsima seda motivatsiooni, et miks nad peaks jätkama, et ma nagu täna nagu seda teemat nagu ma ei tunneta. Selge.
Eva-Liisa Kuivanen läheb nüüd siis Texas Beach Volleyballi liikmeks, see on üks siis Ameerika tugevamatest rannavolle ülikoolidest. Kuidas see otsus sündis ja kuidas sina Eesti treenerina sellesse suhtud? Ma saan aru nii, et see lumepall hakkas kergelt veerema siis, kui see U21 maailmameistrivõistlused Tais olid, et siis seal oli siis Ameerika siis treener, kes oli ka endine mängija, kellega Rivo teda tundis ja siis kuidagi vestluse käigus vist kuidagi moodi need asjad niimoodi sealt liikuma nagu hakkasid, et selles mõttes nagu ma arvan, et see on nagu väga hea variant nagu kasutada seda võimalusi treenida nagu maksimum tipptingimustes ja võimalustega, et ma olen aru saanud, et see rannavõrkpall ju ülikooli, USA ülikoolide nii-öelda stipendiaatidena, see on, ma arvan, umbes 4-5 aastat võib-olla nüüd olnud või võib-olla natukene rohkem. Et enne seda ei olnud, et võrkpallurid küll, võrkpallistipendium oli, aga et see rannavõrkpallistipendium on natukene mõnevõrra uuem või noorem ala, aga jah, et see, kui nagu räägiti, kui suured nagu summad nagu mängijate iga mängija kohta nagu eelarves on nagu ette nähtud, et siis need on nagu müstilised ja kindlasti konkreetselt see ülikool tundub ka, et on väga, väga hea valik, et seal on väga, esiteks väga tugevad nii-öelda need teised mängijad, kes seal on ka Euroopast ja kogu see programm tundub väga, väga nagu tugevale. No me teame Kraudina ja Samoilova näitel, et kui nemad tulid Euroopa meistriks, siis ju Kraudina oli USA samamoodi ülikoolis veel. Kuidas nüüd Liisa-Lotta ja Eva-Liisa see omavaheline koostöö jätkub? No eks seda saab ju näha, et me praegu ju ei oska nagu ka öelda, et see Eva-Liisa minek toimub alles ju selle suvehooaja lõpus, et augustis. Aga nii nagu suures plaanis on ju see, et see Mart ja Kusti ka, et küll talv läbi teevad, aga see sügisene periood pigem on ju selline ettevalmistus ja see võistlus, selline teravik hakkab seal pigem võib-olla kevade poole, eks, et okei, et seal mõnel võistlusel võib-olla talvel ka käita, aga eks see on, ma arvan, et see umbes samamoodi nagu sel juhul nagu hakkabki nagu toimuma. Aga kuidas või kellega Lotta trenni hakkab tegema? No seda peab hakkama siis lihtsalt lahendama, et kas Liisa ja Leene on ilmselt jäävad ju siia veel ja siis vaatame nagu neid. Aga sina sõnaga töötad selle nimel, ma saan aru, et see paar nagu Eesti paarina jätkaks tegutsemist? Jaa, ei kuidas ma sellele peaks vastama, et mida ma ekstra nagu selleks nagu teen, et jah, nad ikkagi nii kaua, kui nad nagu tunnevad koos, et neil see on nad tiimina nagu liiguvad edasi, siis nad liiguvad. Et ega ma ei oska nagu muud nagu midagi nagu öelda. Et loomulikult, et ma olen kogu aeg algusest peale nagu, kui Eeva ja Lotta otsustasid rannavõrkpalliga nagu edasi minna, siis ma olen kogu aeg nagu enda positsiooni võtnud niimoodi, et kui vähegi neil on abi vaja, siis ma aitan neid. Ja kui nüüd peaks tekkima see olukord, et Eeva läheb ära ja Lotta jääb siia, siis loomulikult ma pean aidata siis sel juhul Lotat nii palju kui võimalik, et Eevat Ameerikasse ma aitama ei lähe. Selge, igatahes soovime edu neile mõlemale juba siis algavaks hooajaks ka. Mis teil eesmärgid on sel hooajal? Mängida võimalikult palju Futureseid või plaanid ikkagi Eestis? No nendel on veel noorteturniir, veel U22 EM. Aga see on üks turniir suve? Ja, selles mõttes küll, et aga see on nagu selles mõttes nagu hästi konkreetne nagu siht, kus nagu püüda hea tulemus teha. Endiselt medal on veel puudu, aga ei ole kerge. Aga muidu siis muud etapid, kas pigem Eestis, pigem välismaal? No võimalikult ikkagi püüda mängida neid Future'i turniire ka, jah. No selge. Ja nüüd me läheme siit siis sujuvalt edasi Kusti ja Mardi juurde. Tenerife laager esiteks, võtke, olge head kokku mõne sõnaga. On teil mõni hea sõna Tenerife laagri kokkuvõtmiseks? On. Tenerife on väga ilus koht. Ei,
laager, noh ta mul algas niimoodi, et meil oli sisuliselt 2 erinevat laagrit Mardiga selle Tenerifel. Et mul ta algas siis selle selja ära tõmbamisega Tallinnas, ma olin siis esimene nädal olin seal, tegin muid asju, siis hakkasin tegema koos Rivo ja tüdrukutega tehnikatrenni Eladmaast, nii palju kui ma sain. No see päris palju sain ikkagi teha, sellest oli nagu suur abi, väga head edasiminekud minu arust mõlemas nii vastuvõtul kui tõstel. Ja noh, siis lõpus siis sain mõned hüppeltrennid ka juba teha. Et minu jaoks nagu täitis väga hästi eesmärki, noh esialgne eesmärk oli teha sparringut koos Mardiga trenniga. Aga siis see variant langes ära, aga muidu oli väga kasulik. Kuidas Mardil? Tenerife on väga tore koht. See on selle mõttes huvitav koht, et no ma arvan, et enamus inimesed, kes kuuluvad, pole seal käinud just seal rannas, et see on selline rannavõrkpalli nüüd on Mekka, aga ma ei ole Mekas käinud, ma ei tea, mis seal toimub. Aga nii öeldakse. et sul on ikkagi niimoodi, et sa ei pea seal otseselt kellegi kokku leppima teiste paaridega, et me nüüd läheme koos selle kuupäeva laagrisse ja teeme koos trenne, vaid sa lähed sinna ja jaanuar-veebruar sa tead, et seal on alati päris palju paare, tipppaare, kes teevad trenni ja kellega siis seal hakkad koha peal kokku leppima, et minul oli veel isegi olukord, kus algus Kustit siis ei olnud trenni võtta ja siis mal oli seal tekkis kohe seal kontakte, kes oli Poolast, kellel polnud paarilist, kes oli parasjagu Tšehhist, kellel polnud paarilist ja leppisime seal kokku erinevate teiste paaridega trenne, et ma sain ikka päris palju mängulisi trenne ka teha seal lihtsalt erinevate paarilistega ja see mõttes on nagu hästi, ta on siuke huvitav koht, et on väga äge. Pluss oli seal kaasas või oli seal siis Tenerifel juhuslikult ka üks eelmise aasta Eesti meessuuriste hõbemedalist peale sinu? Jaa, absoluutselt, et Rein Tiisaar oli ka sinna sattunud puhtimuslikult samal ajal, et siis oli seal ka tore aeg perega ja saime ka Reinuga kusjuures ka koos trenne teha, et Rein oli siis seal algus esimene nädal asendas teie koormusega Kustit ja isegi võitsime ühe kohaliku turniiri poolakate poolt korraldatud. Jah, see oli küll selline, no ta oli okei tasemega turniir, ta ei olnud maailma tasemega turniir, aga siuke Poola rahvustuuri tase, et see oli täitsa vahva. Palju õnne Rein ja vabanda, et ma ei ole sind õnnitlenud veel, ma ei teadnud, et ta nii kõva ikkagi tulemuse koos tegite. Ometi Kustiga sa täna mängid veel koos, et Reinuga ei teinud mingit koostöölepet? Kuule ei jah, küll proovisin moosida, aga ta arvas, et tal on see puus ja et ikkagi vanu saadab peale ja tal on Nils ka, et ta ei tahtnud, ta väldib konflikte ikkagi pigem. Kuidas nüüd viimased nädalad on läinud? Te olete nüüd Tallinnas taas olnud, praegu kõik seis tundub hea, lähete Brasiiliasse 2 siis Challengeri etapile vastu sellise hea tunde pealt. Jah, absoluutselt, et ma ütleks küll, et me ei ole küll need mänguvormi nüüd nii väga testinud siin. Täna testisite trennis ju. No nii. Urmas oli ka, ma saan aru. No ütleme, et oli sarnane Doha meeste finaalile see tulemus ja kahjuks mitte meie kasuks. Nii et Tiimat ja Urmast võitsite ikkagi loputsite, võib öelda? Täna küll, selles mõttes. Ja. Kuidas muidu Urmas tunduvad Kusti ja Mart praegu? Kui sa peaksid midagi välja tooma näiteks nende mängust, mis sul on silma jäänud? No, minu arvates kõvasti paremas seisus kui sügisel. Mõlemad on edasi läinud, naudivad väljakul olemist. Mardi plokk on kuidagi eriti suureks läinud ja selle, ma ei tea, kas selle võrra või Kusti on nii ehk näe seal tagakaitses hea olnud, et palli on kohati päris raske maha saada. Isegi sinul? Ja isegi minul ja isegi ässa on väga keeruline lüüa, et täna üritasin ka niivis Kole Mardile ässa panna, aga terve trenni peale ei saanud ühtegi, et nii on päris raske nende vastu mängida. Ma saan, et Urmas on kehvas vormis praegu. Ka seda natukene küll tuleb tunnistada. Nii, et seis on enam vähem, ma vaatasin ka, et te olete esimesel turniiril siis Recife, kuidas iganes sääldus jälle on 21-24 märts, olete kvalifikatsioonis hetkeseisu 16. paar. Mis? 11. Kas seal võib nüüd veel palju muutuda? Võib palju paar eest ära tulla, potentsiaal pääseda põhiturniirile või pigem see ongi see, kus te lähete? Ma pigem kipuks arvama, et see on see, kuhu me jääme.
okei. Ja teisel turniiril, mis siis toimub 28-31 märts Sakuaremas, seal te olete hetkel kvalifikatsioonis 12. paar, nii et see on see algpositsioon, te peate siis järelikult võitma kvalifikatsioonis kas 2 mängu ja siis olete põhiturniiril. Selge. Mida veel põnevat? Meil on Hollas Remmel ka minemas sinna Brasiiliasse, naistel toimuvad samal ajal samades kohtades etapid, nii et me saame 2 Eesti paarile kaasa elada siis seal. Kui on Jürgenson, millal nemad hooaega alustavad? Ilmselt mais. Ja ka ikkagi siis kuskil Futuresil. Mais hakkab Nations Cupile. Et kahjuks seal vahetult enne nagu Nations Cupi nagu sellist sobilikku Future'it ei ole vist, et seal on küll kuskil Aasia etapid, et võib-olla natukene kaugelt minna. Kas naistel on samal ajal, millal meestelgi Nations Cup? 19-21 vist on. Ühe päeva erinevusega. Madridi Futures on nädal enne. Ja üks on jah nagu sellisest veidi nagu väljas, et aga see on sellega seos, et seal on ju üks vist meeste Future. Et nad teevad nii-öelda samas võistluspaigas mingi asja. Nations Cup ma arvan, et on nädala sees, eks. Aga kui me nüüd vaatame, siis tegelikult ikkagi suur osa maailma tipust on Brasiilias kohal teil, et Molsorum, Helvi Kaaman, võib-olla keegi oli seal veel, kes ei tule, sest nendel on see olümpiapilet juba sisuliselt käes. Seal, ma ei tea, kas teoreetiliselt on võimalus, ei ole vist teoreetilist võimalus, et välja jäävad, aga ühesõnaga, et seal ei saa nagu oodata, et Challengeril nüüd hullult nõrk tase oleks, et pigem on seal väga korralik tase, see on arusaam, mis minuni on jõudnud seda tabelit vaadates. Jah, no praegu on ka see aeg nüüd, kus siis need, kes ütleme, kui vaadata olümpiarankingut, kes on seal praegusel hetkel kuskil, ütleme äkki 8.-9. positsioonil kuni sinnamaani, kes on kuskil 25. positsioonil, et nemad kõik peavad siin valama kõvast higi ja pisaraid, et nad siis, kes juba on seal, et nad püsiks seal sees või kes veel napilt ei ole, et sinna sisse nagu jõuaks. Et on oodata, et tuleb osalejate rohke kevad, vähemalt nii see tavaliselt on olnud. Annan siis sellise väikese infoga juurde vaatajatele, et maailma edetabelis olete hetkel 38. kohal. Kuidas see nüüd oli olümpia? 17 paari sai otse peale. 17 otse peale ja ma vaatasin välja ka, et kui teil on 3640 punkti, teil on täpselt 8 turniiri mängitud, 8 peab siis olema sama paarisega mängitud, need 8 lähevad 12. Ja teil on 8 mängitud, siis on 4, eks ole, veel mängida. Niipidi. Ja kui me vaatame nüüd 17. paari, see on hispaanlased Herrera Gavira ja nendel on 5360 punkti ja ma toon lihtsalt siin selle võrdlus, et Elite 16 võidu eest saab paar 1200 punkti juurde. Nii et kui me räägime olümpiast, no siis lihtne matemaatika, võida üks turniir ja kogu kuskil veel häid punkti, et tegelikult olümpiadetabelis peal, et teil on vaja ühte või kahte sellist väga suurt õnnestumist, et see olümpiapilet oleks realistlik. Või siis mängida väga stabiilselt seal kohtadele, ütleme esi-8. No päris nii lihtne see ei ole matemaatika. 12 parimat tulemus ka, eks? 12 parimat, jah. Meil on alles 8 mängitud, millest ikkagi kõvasti parandamist vajaksid 5. Et ütleme, et sellises kalkulatsioonis on ikkagi 9, oleks 9 head tulemust veel vaja, kui nendest 9 kõik ei oleks keskmiselt head, siis oleks ütleme vaja 4 super head tulemust ja 4 mitte 9 head tulemust ei anna teha enam. Just, nagu selles suhtes turniire lihtsalt ei ole nii palju enam. Et selles suhtes on ikkagi olümpia mõttes põhifookus shiftinud Nations Cupile. Nii et te usute, et seal on parem šanss ikkagi pääseda või läbida see kadalipp? Jah, absoluutselt, et selles suhtes põhimõtteliselt võib vaadata niimoodi, et kui sa rääksid eliitturniiri võitudest, mida on ilmselgelt just kui vaja, et siis MK-sarjas oleks vaja võita umbes 3-4 turniiri või sinna jõuda, et Nations Cupis on vaja võita 2 turniiri. Räägime sellest Nations Cupist, meil oli siis loos ka veebruarikuus, teie mängite 18-20 mai Hamburgis oma alagrupi ja meestel peaks siis olema Saksamaa, Inglismaa, Eesti, 3. asetus, Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Makedoonia. Saksamaal, Saksa paar siis Ehlers, Vikler, kuidas sa hääldad seda, jälle ei ole minul kõige tugevam külg, oli värskel Doha etapil vist 4. Ehk siis nad on maailmatabelis ka väga heal kohal. Mis teie tunnetus ütleb? Kas nad lähevad, kui kodus mängitakse, ma arvan, nad ikkagi võivad seal olla kohal, kuigi neil ei ole endal otseselt vaja seal olla või kuidas teie näete seda? Neil on endal nagu olümpiakoht juba kindel vist, et nad sealt välja ei jää kuidagi rankingu kaudu. Aga ma usun küll, et nad tulevad.
nad saavad ju, kui nad võidavad, siis nad lihtsalt teisele paarile peavad selle koha eest. Ja nad siis peavad võitma mitte ainult Hamburgis, eks ole, vaid juunikuus, üks nädal enne jaanipäeva on Jurmalas siis suur see Nations Cupi finaalturniir, kust siis saavad üks tugevam meespaar või koondis ja tugevam naiskoondis siis saavad ühe koha olümpiale juurde, on see nii? Jah, ja seal viimasel finaalturniiril enam ei tohi mängida need, kes on juba endale rankingus koha teeninud, aga esimeses ringis võivad. Huvitav, aga okei. Ja selleks on lihtsalt selge juba, eks ole, olümpia 17. Okei. Nõustun, jah, tahtsin öelda ka sama. Ja no oleme ausad, Saksamaa kindlasti, kui Ehlers ja Vikler tulevad, on tugevad ja ainult võite saab, eks ole, edasi, aga kui nüüd nemad ei peaks tulema, siis me teame, Inglismaal on vist Bello kõige tugevam paar. Ja et no siis mina pean ikkagi Eesti koondis sel juhul juba selle alagrupi favoriidis, kui Ehlers Vikler ei tule. Kas te olete nõus sellega või? Saksamaal on ka teisi päris häid paare, kus juures. Aga sa võid ju panna favoriidikoorma, kuhu su süda lustib. Aitäh. Lätlastel muide väga huvitav seis. Lätlased siis tahavad ka Nations Cupi kaudu veel proovida kõrgeid kohti ja seal on need huvitavad paarid, ma siin uurisin Lätist üle. Eelmine olümpia Läti sai nii mehed kui naised äkki. Ei, tähendab mehed said läbi selle. Ja naistel oli nagunii koht, aga mehed said läbi Nations Cupi selle ühe koha. Ma sain Lätist värsket infot, et Tots Medins on siis koos mängimas sel hooajal, Samoilovs on koos mängimas, siis on Plavins Fokerots ja Pedritis Rinkevich, nii et sellised 4 paari. Läti alaliidu mees ütles, et teal pole kõrna aimu, loomulikult Tots Medins tunduvad kõige kogenemad ja paremad, aga kunagi ei tea, et see on väga huvitav seis, kes neil üldse pääsevad mängima, neil pidi olema vist mitu erinevat turniiri Lätis, et selgitada välja, kes üldse lähevad Eestit esindama. Kuidas nüüd Eestit? Vabandust, Eestit ei lähe vist neist keegi esindama, see on ka värske info, mis tuli ka Lätist. Aga kes nüüd Eestit lähevad esindama? Laos, sina oled meil Rannavalle toimkonnas sees, kuidas see valik tehakse? Ma arvan, et ei ole otseselt nagu arutatud nagu seda. Kuidas see võimalik on? Ei no, lihtsalt, et mis see, ega ma arvan, et reaalsus on ju, näed, siit 3 meest istuvad siin laua taga, kes lähevad. Mina Mart Kusti. Laos. Ma selle jätsin vahele. Aga kas see on selge või? Me ei ole seda arutanud nagu minu teada. Seda ei ole nagu... Millal seda Eestis arutatakse, et kes see on ju 2 kuu pärast on juba see turniir. Ja küsimus, kas see on üldse toimkonna teema? Ma arvan, et peatreener otsustab seda. Jah, võib ka nii olla. Aga toimkonnal ei ole teadmist veel, et mille järgi üldse Eesti koondises saadetakse mehed välja? Ei ole seda arutatud. Seda juhendit ei ole. Sest ma olen ka toimkonna liige, selleks ma tean, et sellele juhendit pole ette kirjutatud. Ta juhendiks, aga seal on nagu selline... Aga kas laiemat huvi ei ole siis või? Et mind väga huvitab see, andke andeks, ma olen otsekohene, et kuidas meil üldse selgitavad, võib-olla Nuut Maidla tahavad teada täna, kas nad peavad olema maikuus vormis, kes neile seda infot annab siis, kui mitte Volle toimkond ega keegi võrkpallidest. Mind ka tegelikult huvitab, et selles suhtes on õigustatud küsimus. Jah, ma olen ka nõus, et õigustatud küsimus, aga kui sa minu käest küsid, siis ma vastasin, et seda ei ole arutatud ja mina ei oska ka nagu täna nagu seda öelda. Aga jah, variant on, et peatreener ütleb, nii-öelda nimetab koosseisu, variant on, et arutatakse läbi, tehakse, mis iganes. Ja alati on nagu see, et need võistlud, mis on nagu suve alguses, seal on nagu keeruline, et ei ole ju mingisuguseid ka Eesti võistlusi või mis iganes, et see on juba väga varakult, et aga ma arvan, et reaalsus on ju see, et on 2 võistkonna jagu või 4 mängija jagu on meil mängijaid ju olemas, kes on nagu nii-öelda treeningprotsessis pikalt sees. Ja loodame, et kõik on siis terved ka ja saavad minna sel juhul. Ma ütleks, et naistel ju sama selles mõttes. Selles mõttes nagu halb nagu seis ei ole, et on nagu mängijad on nagu olemas. Ja Vilniuses siis toimub naistel 17-19 mais esimene turniir. Leedu on seal korraldajana siis ikkagi ka peamine favoriit oma alagrupi võidule, aga lisaks siis Sloveenia, Austria, Eesti 4. asetusega, Slovakkia ja Rumeenia. Aga ma ka siin näen tegelikult, et Eesti paaril võiks olla šansse, aga võib-olla ma olen lihtsalt sinisilmne ja kuidagi mulle tundub alati, et need meie paarid on nüüd paremaks läinud ja et need konkureerivad ei ole ka kuskil nii kõvad, et nendele vastu ei võiks saada. Seal tegelikult, kui jutt oli, et võitja saab edasi, siis tegelikult teatud olukordades tekivad teistel kohtal ka võimalused. Naistel eriti, sest naistel on nii-öelda üks koht juba läheb läbi selle, et on Läti, kellel oli koht olemas, Läti ise korraldab. Lisaks naistest ilmselt 2 Šveitsi paari saab juba olümpiale, kes on ka nagu praegu nagu just nagu seal finaalis.
koht, siis sealt läheb ära. Meestel ma ei tea, mis see seis täpselt on, kas seal on kellel mingil riigil, Itaalia äkki? Itaalia ja Holland. Jah, et siis tekivad need teised kohad ka nagu võimalus minna. Aga kas sa tead seda, kui nüüd rääkida tehniliselt, et kui Itaalia ja Holland mõlemad on juba finaalringis, siis milliste alagruppide teistel kohtadel see võimalus tekib, kas võetakse parimad reitingu järgi. Siis on riikide reitingu järgi, jah. See on ju ebaaus. Mis mõttes? No mis mõttes? No, et antud hetke tase ei ole justkui määrav siis. No. Ei, need, ütleme, need teised kohad ja nende riikide reiting. Et kui sa oled üllataja ja tuled teiseks, siis pole varianti. No, jah. Põhimõtteliselt. Selles mõttes küll, jah. Nii, aga mina annan küll soovituse, ma tean, et erinevates näiteks Plektrumi saates on, saate lõpus on soovitus, et mina soovitan juba praegu ära, et pange omale 13-16 juuni Jurmalasse ja head sõbrad auto juba kütus sisse, sellepärast, et seal näeb siis väga tugevaid nais- ja meespaare lõpuks väga olulisi mänge pidamas ja Jurmalas reeglina korraldatakse ka väga hästi kõike, nii et soovitan sinna minna. Endal väike mõte, et äkki ka Vilniuses käia 17-19 mai naisi vaatamas nii lähedal ja maikuus juba Leedus on soe ka, saab päikest ka kätte, nii et miks mitte rannavõrk või sõbrad selle eesmärgi võiks omale võtta. Mis veel? Meil on Rakverest tulemas MK-etapp, sellest peame ka rääkima, Kusti. Ma saan aru, et aeg on minna, aga see toimub siis meil juulikuu alguses. See on Futures etapp ja 16-aastase pausi järel siis me näeme Eestis MK-etappi. Tugevused 3. siis MK see tase ja ma vaatasin, et 2 paari oli kirja ka pannud meestest juba. Ja Piik ja Korotkov on kirjas. Igaks juhuks. Parem vara kui hilja. Absoluutselt. Parem vara kui hilja, jah. Ja väga hea. Ja kas on juba ka tulnud korraldajatelt mingi e-mail, et aitäh, et registreeriste turniirile, et ööbimine on Aqua Spaas teiesugusel baaril tasuta? Ei tuli ainult teada, et arstitöönd tuleb ka selleks aastaks ära uuendada, nii et sellega tuleb tegeleda. Aha, selge. Ühesõnaga plaan on olemas. Kas nüüd Laos sina tead öelda täpselt, mitu Eesti baari sinna Futuresile peale saab? Minu jaoks oli nii segane. Korra nagu lugesin nagu läbi selle... No, eks ta sõltub, ma julgeks öelda, et 4. 4 saab põhiturniiril igal juhul. Jah, eeldusel, et mõni nendest on ju ka punktidega, eks, et minu meelest on 4, nagu et sa saad host country koha ja wildcardi saad ka küsida äkki mingid sellised asjad, et ma arvan, et on 4. Ma võin eksida. Staadis on samal ajal Liit 16. Kas Kusti ja Mart, kui suur on täna protsentuaalselt tõenäosus, et mängitakse staadis ja kui suur on see, et mängite Rakverest? Sest ma usun, et Eesti võrkpallisõpradele on see ikka mega oluline küsimus, kas Kustit ja Marti näeb kodus mängimas? No mina ikkagi tahaks öelda, et meid näeb kodus mängimas, et muidugi elu võib tuua muutis laual alati, aga praegu võiks need plaanid nii teha, et suvi on üldse selline MK-etappide mõttes, et suvel on ainult Elite ja Futures etapid, challenge'id nagu ei olegi, et neid Elite-etappe tegelikult, kui tundub, et tahaks neid mängida ja saaks neid mängida, et siis neid saab valida ka teisi päris palju. Et see on selline üks variant, kuidas asju vaadata. Urmas, sul oli midagi lisada siin enne? Ei olnud. Millal te hooaja avate üldse Dmitri Korotkoviga? No praegu on samamoodi mai plaanis, aga äkki oli seal nädal enne Nations Cupi on Madridi Futures, et praegu oleme seal kirjas. Ja seal on lootus peale saada? Kuhugile küll. Kvalifikatsiooni? No ei tea, jah, praegu oleme nimekirjas seal vist 8. aprilli alguseni saab vist kirja panna, et eks paistab. Ma arvan, et sinna võiks küsida wildcardi ka. Okei, võt. Selle pärast, et öelda, et me korraldame Eesti etappi ja see on nagu millegi koha pealt nagu jalgu trampida natukene. Kas see reegel ei ole, mis oli eelmine aasta, et kui riik korraldab Futures, saad igale Futuresele peale? Ja on ikka. Ilma wildcarditi isegi? Jah, aga see ma arvan, et see on nagu peale seda, kui sa oled ära selle turniiri korraldanud. Ma arvan, jah. Ma tean, et see oli kuidagi arutusel vist paar aastat tagasi võin eksida, aga äkki oli Egiptus, kus turniir oli planeeritud kuskile sinna
oktoobrisse, novembrisse ja siis rõõmsalt Egiptus sai kohad, siis kui turniiri korraldamisel, siis ei korraldanud. Aga ma võin eksida, et seda võib ka nagu üle kontrollida. Aga muidu jah, et Eesti turniiri korraldajana, siis selle Future turniiri korraldajana saab teistele Future turniiridele alati koha. Aga kvalifikatsiooni siis, eks. Ja ma tahtsin korraks lihtsalt öelda veel, kui Mart ütles, et suvel on just kui nagu hästi palju eliitturniire ja future'id, et siis see põhi nagu probleem nagu selles FIVB selle võistlusstruktuuris ongi see, et eliitide arv, ma arvan, et võib-olla on liiga palju, aga las nad olla nii palju, et põhiprobleem on selles, et neid challenge ehk neid keskmise turniiri taseme või taseme turniire, neid on liiga vähe. Et siis oleks nagu selline püramiid, et neid future'id on piisavalt, aga sinna keskmisesse osasse ei ole ikkagi ideaali lähedaselt neid arvuliselt saanud neid turniire. Just mulle tundub, et see süsteem pidi ikkagi toimima siis, kui challenge'id on ikkagi rohkem kui eliite, et praegu on seda nagu vastupidi. Ja Rakvere Vallimäe kindlasti väga hea koht, kus seda MK-etappi teha ja me soovime edu Eesti Võrkpalliliidule ja Rakvere Võrkpalliklubile, kes on siis 2 peakorraldajad sellel turniiril, nii et kindlasti jälle head rannavõrkpallisõbrad, kui on üks nädalavahetus suve jooksul, mille te kindlasti rannavõrkpalli vaatamisele leiate, siis see Rakvere turniir, olge kohal, ma julgen lubada, et see on hästi tehtud. Ja meil siis ka hea sõnum lõppu, Piis 44, algus mõtlesime teha Balti tuuri etappi sel aastal, tegime lätlaste ja leedulaste alaliiduga koosoleku, nemad ütlesid, aga teeme hoopis kõik EVSA turniiri, nii et praegu seisuga on meil aplikatsioon tehtud EVSAsse ja sealt kaudu siis ka CEF-i, seal saab näiteks poole vähem punkte ka MK-sarja kui Futuresil, ehk siis ta on nagu justkui poole võrra siis väiksem etapp Futuresis, et anda mingisugune arusaam inimestele, et ta on siis Futuresist nagu järgmine justkui ja meil on plaan seda teha siis 20–22 juuni Klooga rannas ja meil on hetkeseisuga mõte siis selline, mida sai ka sinna aplikatsiooni siis pandud, et 24 paari põhiturniiril, mis tähendab seda, et kui ma õigesti mäletan, kas 4 või 5 Eesti paari sai siis otse põhiturniirile peale. Ja pluss siis kvalifikatsiooni kaudu veel võimalus ja üldse saab näha, kui palju sinna välismaalt paare tuleb, aga mõte on siis teha selline ka rahvusvaheline turniir, kus samal ajal Eesti paare oleks päris palju mängimas, et sükene kõva pidu, see on enne jaanipäeva, 23 saab igaüks juba olla oma kodukohas põletamas kõike head või halba ja 22 juuni on kindlasti ka pidu toimumas. Nii et Laos, väga lahe. Sina omal ajal käisid turniiril siis, kui sai pidu pärast, sa pead ka tulema siis. Jah, peod olid, aga ma ei käinud. No nüüd tuled, me paneme, mis on vaja, et sina peale tuleks? Ei, räägime peale saadet. Räägime peale saadet. Agias, me jõuame sellega kokkuleppele. Igatahes, Urmas, ma loodan, sa mängid ka seal, et sa ikkagi annad panuse mitmes rollis. Ja, no plaan on, ega samamoodi päris täpselt ei saa ju 100% lubada, aga selline plaan praegu on. Väga ilus. Head sõbrad, meil oli täna teemasid veel, mida me tahtsime rääkida, aga lihtsalt aega ei olnud, sest oli muudel teemadel juba nii palju põnevat arutada. Nii et suur aitäh Laos sulle oma mõtteid jagamast. Loodame, et kõik läheb Eva-Liisal Liisalatel tänavusel suvel hästi ja Eesti rannavõrkpallil üldse läheks ka hästi. Ja Kusti Mart, teile edu Brasiiliasse ja siis juba edasiseks hooajaks ka. Me jõuame vahepeal ka kindlasti kohtuda ja rääkida seda vaheseisu siis suve eel veel. Head kuulajad, vaatajad, aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtume taas.